Tere hommikust kõigile, kes on juba meiega liitunud ja loodetavasti õige pea veel viimased inimesed jõuavad ka uksest kiiresti sisse. Täna hommikul oleme siin, et rääkida ettevõtlike inimestega e-maili turundusest. Minu nimi on Kuldar Kullasepp, ma tegelen Maksekeskuses äriarenduse ja turundusega. Kes ei tea, siis Maksekeskus pakub e-poodidele makselahendusi ning ka väärt lisateenuseid ikka selleks, et kasvavas e-äri sektoris edukalt toimetada ning see edukalt toimetamine on ka see põhjus, miks me erinevatel teemadel Maksekeskuses Eesti kaupmeestele webinare teeme. Me soovime omalt poolt anda nii nõu, ideid, näpunäiteid erinevatele e-kaubandust, kas otseselt või natuke kaudsemalt puudutavatel teemadel. Ning täna me siis räägime meiliturundusest ning meil on selleks 4 omala spetsialisti. Erki Markus ja Tanel Rand on Eesti e-maili turunduse automatiseerimise platvormist Smiley ja nemad räägivad võib-olla veidikene sellisest tehnilisemast poolest. Oma kogemusi ja teadmisi annavad edasi ka Kadi Abe ja Siim Kera loovagentuurist Havas Creative. Kadi on ametis loovjuhina ja Siim copywriterina. Mis meil täna eesmärgiks on? Nagu öeldud, eesmärgiks on anda praktilist nõu ja inspiratsiooni. See e-maili turunduse temaatika, meiliturunduse temaatika on muidugi selline, kus võiks vabalt sisustada päeva või 2. Et täna meie seda ei taotle. Järgmise tunni 15 jooksul me tahame eelkõige anda inspiratsiooni ja edasi põhitõdesid, kuldreegleid, mida kas meelde tuletada või miks mitte siis ka esimest korda kuulda. Me alustame sissejuhatava osaga, mis see meiliturundus on ja mida ta ei ole ja kuidas neid kontakte tohib koguda ja kuidas neid ei tohi koguda, sest ega see ka nüüd päris lihtne ei ole, et muudkui kirjutan kõigile, kelle aadressid ma üles leian. Seejärel räägib Kadi disainist, et kuidas üks hea e-maili turunduse teade või kiri kujundada ning siis räägib Siim tekstiloomest, ehk mida siis seal õigupoolest ka kirjutada nii, et inimesed seda loeksid ja et see ei muutuks spämmiks. Ja me lõpetame ülevaatega automatiseerimise võimalusest. Üks pool on see, et me kõigepealt teeme plaani, et me tahame hakata tegema. Teine hetk on see, et me ei jõua kõiki kogu aeg käsitsi teha ja automatiseerimine on siin üks väga tore võimalus, mis võib need meiliturundustegevused väga mõnusalt käima panna. Webinari käigus on võimalik esitada küsimusi. Neid saab teha siin webinari platvormis on questions tab, kuhu neid kirjutada. Neid küsimusi käin ma läbi iga ettekande lõpus. Spetsiifilisematele vastame vast meili teele üldse, aga katsume need ära puudutada ka siis nii-öelda eetris. Ja siis, kui webinar läbi on ja midagi jäi veel võib-olla selliseks, mida tahaks uuesti kuulata, siis nii kui webinar lõpeb, siis loetud minutite pärast on seda võimalik järelvaadata. Aga see ongi vast sissejuhatuseks kõik. Nüüd hakkavad rääkima oma ala spetsid ja alustame Erki ja Taneliga, kes teevad sissejuhatuse, mis asi see e-maili turundus on. Palun. Tervist, üks moment, ma jagan kohe ekraani ka. Kas tuli nähtavale? Kõik on nähtaval. Väga hea. Ühesõnaga tere ka meie poolt. Erki, Tanel, meie oleme siis Smiley'st, nagu Kuldar ütles. Me arendame sellist tarkvara, millega saab saata massposti ja ehitada turunduse automatiseerimise töövoogusid. See on tänapäeval üks osa siis sellest nagu suurest turunduspaketist ja meie näitel istume küll oma mätta otsas siin, aga ikkagi selles mõttes üks olulisemaid võib-olla komponente ja kohe räägime ka miks. Paari sõnaga Smiley on Eesti ettevõte. Enamus meie kliente on küll Eestist, aga saadame päris palju meile ka väljamaistele klientidele just Baltikumist ja Skandinaaviast. Meie kliendid saadavad umbes 70-80 000 uudiskirja iga aasta ja nüüd see aasta tuleb vist 2 miljardit välja saadetud kirja kokku, et see maht kasvab päris tublisti. Spämmi saata me ei luba, see on ikka kõik selles mõttes ilusti ja tublisti GDPR-iga kooskõlas. Paari sõnaga räägime ka siis sellest, et väga halvasti on kuulda.
proovime lähemale tulla, äkki on parem. Ühesõnaga, räägime siis esimeses pooles sellest, mis asi see meiliturundus üldse on, millist eeltööd oleks vaja teha enne, kui saatma hakata, millised need kirjad võiksid olla sisuliselt ja vormiliselt. Disaini poole puudutavad siis Kadi ja Siim paremini ja GDPR-ist, kuidas baasi koguda ja kuidas tagada, et kirju loetakse paari sõnaga ka. Miks siis saabki kirju? Kas oskad mulle sellele vastata? Ja no, ma ei tea. Lihtsalt mõtlesin, et saadaks midagi. Kas see ühesõnaga, loodetavasti on ikka kuulda, et ühesõnaga Testisime küll toimis päris hästi. No, e-maili tasub saata sellepärast, esiteks see on üks soodsamaid turunduskanaleid üldse. Võrreldes siis autori ja bännerreklaami ja mille iganes on nulipisti haldamine ja sellele saatmine ikkagi nagu põhimõtteliselt nagu sentide eest. Meili saab paremat nii-öelda reach'i võrreldes siis nagu teiste kanalitega. See on juba mitmes kord. Kui on võimalik, äkki saada mikrofoni veel kõvemaks natuke. No ma proovin. Sest mina iseenesest on kuulda. Kuidas nüüd on? On läks parem jälle. No, paneme siis nii kui veel kõvemaks. No nii, nüüd on äkki parem. Ühesõnaga, meilid saavad rohkem tähelepanu, kuna nende nii-öelda orgaaniline reach, me nimetame seda open rate'iks või click rate'iks, on ikkagi kordades parem kui teistes turunduskanalites. Selles mõttes, kui sul on ala 50 000 Facebooki fännibaas ja 50 000 meililist, siis meililist toodab sulle ikkagi tõenäoliselt oluliselt rohkem liiklust ja käivet ja kõike. Kliendid ootavad turunduskirju, see on väga okei, kui ma teen kuskil tellimuse, panen linnukese, et saatke mulle pakkumisi ka, siis ma võtan neid ka hea meelega vastu. Kui mulle keegi Messengeris kirjutab, et mulle tšau, kuidas sulle muu see just e-poest ostetud püksipaar meeldib, see ei ole nagu nii okei. Meili turundus on põhimõtteliselt ainukene turunduskanal, mis on üks-ühele mõõdetav. Ehk siis, kui ma ikkagi saadan kirja Tanel sulle, ma saan seda personaliseerida nii nimeliselt, ma saan sinna sisse panna tooted, mis sulle võiksid sobida, ma saan näha, mis sa sellest kirjast teed, kas sa klikid sinna lingi peale, kas sa lähed mul e-poodi edasi ka ja kas ostad ja kui sa ostad, ma saan selle peale saata sulle pärast järgi jätkukirja, kus ma pakun sulle näiteks seotud tooteid, et ükski tegelikult teine turunduskanal seda ei võimalda. Meilidel on kõige suurem return of investment, kuni 44 korda räägitakse võimalik teenida ühe sisse pandud euroga tagasi. Ja loomulikult kõige tähtsam, meililist on sinu oma. Kui sulle midagi ei sobi, ma ei tea, selle teenusepakkuja juures, kus sa oled, sa võid selle listi eksportida välja, minna kuskile teise kohta, kui need on korralikult kogutud, nõusoleku andnud meiliaadressid ja nad ootavad sinu kirju, siis sa võid neile sinna saata täpselt nii, nagu sulle nagu meeldib, et jällegi, kui su Facebooki fännileht pannakse kinni ja sulle lubada seal reklaami teha, siis nii on. Kuidas siis üks selline kiri üles ehitada, mis toimiks? Kiri peaks olema tegelikult hästi lihtne. Tegelikult siin on nagu kaks asja, et viimasel räägitakse seda, et kõige paremini toimuvad sellised kirjad, mis näevad välja nagu mina kirjutab sulle. Või vanaema kirjutab mulle kus ei ole nagu tegelikult isegi mitte kassilinki, vaid ei ole ühtegi pilti, ühtegi linki. Jah, kohale toimetamise seisukoha peal ilmselgelt on see kõige paremini toimub kiri, aga siin on nagu see aga, et kui sa tegelikult oled ikkagi ettevõte, kellel on mingisugused asjad, mida müüa, teha mingeid pakkumisi, siis loomulikult pead sa seal nagu näitama nii pilte kui ka linke, aga siin on küsimus nagu selles, et sa sellega tohutult üle et pigem katsu hoida selline konkreetne, kompaktne nagu loogika, et sa ei taha nagu terve aasta juttu ühes uudiskirja. Kõige paremini toimub üks sõnum ühe kirja kohta, üks call to action, kui seal on see call to action võib olla ka see, et vasta minu kirjale. See tõstab enamus kirju tänapäeval manduvad ikkagi Gmailis või Hotmailis või ütleme sellistes nii-öelda suurtes teenusepakkujate postkõstides ja nemad jälgivad, kui palju su inimesed sinu kirju loevad, kas nad klikivad seal sees mingisuguste linkidele, kas nad vastavad sulle, siis kas nad suhtlevad sinuga ja kui nad seda teevad, siis promotioni pealt on niimoodi võimalik kiri saada inboxi
ja noh, spämmist siis ka nagu tegelikult nagu välja, et mida personaalsem see kiri on, mida lihtsam tegelikult, noh, kujundusest räägivad järgmised esinejad täpsemalt, aga mida lihtsam, seda paremini see toimib. Kui palju meeli saata, no seda küsitakse tavaliselt kogu aeg. Kas saada iga päev, iga nädal ja no oleneb, nagu ma enne seda tänast esinemist rääkisime korra Kuldari ja Kadi ja Siimuga, et mida siis nagu rääkida, et see meiliturunduse valdkond on tegelikult ju nagu nii lai, teisest küljest see võib minna nagu nii süvitsi, et iga äri on ikkagi nagu erinev. Kui palju saata, oleneb sellest, kui sageli su kliendid ootavad seda kirja. Tegelikult meie soovitus on saada iga päev, aga saada ainult nendele, kes seda sellel hetkel ootavad. Sellest me räägime natukene lähemalt järgmises osas, kus me räägime automaatikast. Aga noh, et nii-öelda see üks kiri kõigile mingisuguse regulaarsusega, näiteks kas siis kord nädalas või kord 2 nädala tagant, see ei tööta nii hästi, kui sa näiteks saadaksid täna, ma ei tea, jääkraabitsaid, sellepärast, et hommikul oli väike miinus, homme saadad mingit, ma ei tea. Hommikuid sellepärast, et lumi sulas ära. No ja ainult nendele, kes sinu andmebaasis, kui sa nagu tead, et nad seda infot ootavad, siis selles mõttes ei ole nagu sellist kuldset reeglit, kui palju saata, see täpselt ongi see, et kui palju inimesed ootavad. Millal? Teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva hommikul kell 10. Jah, nii nad räägivad. Jällegi oleneb, kes su andmebaasis on. Kui on business to business, siis võiks öelda, et teisipäevast neljapäevani enne lõunat võiks isegi toimida päris okei. Jah, muidu on see, et esmaspäeval on tohutult kiire ja reedel ma eriti enam ei viitsi nagu mõelda mingite asjade peale, siis see on nagu päris okei. Peale tööd ei ole mõtet töökirju saata, siis need avatakse järgmisel päeval, mis iseenesest võib-olla ka ei ole okei, välja arvatud, kui ei ole ka paha, välja arvatud, kui see info ei ole nagu selles mõttes ajakriitiline. Me oleme siin näiteks paari kliendiga teinud selliseid katsetusi, kus saadame 24 tunni jooksul, vaatame, millal kirju kõige tõenäolisemalt avatakse. Ja me tegime isegi nagu sellise AB testi, kus poolele baasile läks tavalisel ajal, mida turundusjuht arvas, et võiks saata, ülejäänud poolele baasile läkski 24 tunni jooksul, arvestades, millal sina olid ajalooliselt neid kirju kõige tõenäolisemalt avanud. Ja tulemused olid praktiliselt sama. Ehk siis neid kirju ei loetud kohe, loeti siis, kui oli aega. Läksin vetsu istuma, vaatasin, kirjad on tulnud või kodus jõudsin koju, olin perega aja ära veetnud, läksin arvutisse, vaatasin, kirjad on olnud. Ja tulemused on põhimõtteliselt samad, selles mõttes ei ole nagu mitte ajakriitiliste kirjade puhul üks oluline, millal saata. Noh, jällegi mingi selline näide, et kui on, sa näiteks pakud noorteriideid, oled kauplusomanik, kauplus on teatud kellaaegadel lahti, siis ei ole mõtet öösel võib-olla pakkumisi saata. Noored üldiselt hängivad, vanasti hängisid kuskil Viru keskuses peale kooli. Kui see kiri sel hetkel sinna postkasti potsatab ja nad on sinu sihtgrupp, siis tõenäoliselt nad ka sinu kauplusest läbi astuvad, kui seal on hea pakkumine sees, on päris hea. Selles mõttes tasub nagu mõelda, et kes see sinu klient on ja millal seda kirja. Aga statistiliselt on jah tegelikult nagu see, mis Erki ütles, et põhimõtteliselt 24 tunni jooksul jooksevad, ütleme, avamisprotsendid tavaliselt alati ühesuguseks olemata nagu siis sellest, kas sa saadad selle hommikul välja kell 7, päeval kell 2 või õhtul kell 5, kui see ei ole nagu väga spetsiifiline asi ja väga spetsiifiline sihtrühm. Ühesõnaga, nüüd me oleme rääkinud sisust, pealkirjast, kui palju saata, millal saata. Tegelikult on ju kõige lihtsam seda asja testida. Just. Kõikides nendes meiliturundus tarkvaradest, kas mailis on sisse ehitatud AB testi funktsionaalsus, me üldiselt näeme, et nii meie kliendid kui ka üldse nagu kliendid kasutavad seda ülivähe. Aga selleks, et saada nagu seda tarkust ja ei teeks nii-öelda nagu ei paneks kõik munad ühte korvi, et proovime seekord nii ja proovime järgmine kord teistmoodi, teeme parem AB testi. Vaatamegi näiteks erinevad subjekte, kuidas see sisu võib-olla erinevalt struktureeritult võiks töötada, proovime erinevaid saatmisi kellaaegasid ja ma ei tea, ma olen kuulnud isegi selliseid teste, kus katsetatakse erinevat värvi call to action nuppudega. Amazonil ilmselt see nagu mõjub, kui sa ikkagi 0,1% tulemust saad juurde, siis sa teenid tõenäoliselt miljardeid, aga triljardeid, aga meil Eestis võib-olla selline nii fine tuunimine, kellel selleks aega on, aga testid üldiselt tuleb. Aga meil tegelikult isegi on paar klienti, kes on testinud nupuvärvi ja leidnud seda,
lõppkokkuvõttes oranž toimib paremini kui sinine. Oranž pidi tekitama söögiisu ka vist. Sellepärast, et just. No võt, oleme jõudnud sinna, kui meil on see kiri enam-vähem valmis. Võiks kellelegi saata ka, kus seda nimekirja saada. GDPR tuli nüüd juba varsti 3 aastat tagasi. Ikka veel küsitakse selle kohta, et mis see on paari sõnaga. GDPR on siis nii-öelda uus isikuandmete kaitse seadus Eesti mõistes, mis ütleb, et sa ei tohi saata mitte kellelegi enne tema käest luba küsimata, kas sa tohid saata mingisuguseid kommertsteateid. See kehtib üldiselt eraisikutele, teatud mööndustega ka äriklientidele, kui see ärikliendi aadress on eesnimi, perenimi, firmanimi.ee, siis justkui nagu läheb ka GDPR-i alla. Kuigi tegelikult business to business puhul GDPR otseselt ei kehti. Aga kui sa küsid luba ja annad hiljem võimaluse sellest nimekirjast lahkuda, siis on selles mõttes kõik okei ja sa võid nendele klientidele saata. Nad on andnud selleks nõusoleku. On olemas selline asi ka nagu nii-öelda õigustatud huvi, et näiteks lepingulised teavitused, kui ma pean sulle midagi ütlema, see otseselt nagu GDPR-i alla selles mõttes ei lähe, kui pean sulle ütlema, siis ma saadan vaatamata sellele, kas oled ma andnud loa sulle midagi postitada ka või mitte. Aga õigustatud huvi näitab ka seda, et kui ma näiteks olen ühe korra käinud su juures rehvivahetuses, ma pakun sulle uuesti rehvivahetus, see on selline hall ala, seda tegelikult meie ei soovita teha. Aga et sa võid nendele inimestele siis nagu saata ühe korra veel, kuule näed, tšau, eelmine aasta käisid rehvivahetuses, sulle uuesti. Ja kui ta ei reageeri selle peale, siis tegelikult sa ei tohi teda nii-öelda nagu uudiskirja andmebaasi panna, aga võib-olla ta ongi nagu okei ja ta tulebki ja ta on tänulik selle eest, et sa talle saatsid. Oleme selliseid asju ka näinud. Meie soovitame hakata nimekirju koguma esimesest päevast peale. Selles mõttes, et nagu me ütlesime, meilibaas on sisuliselt kulla hinnaga. Need on inimesed, kes annavad sulle siis põhimõtteliselt enda nagu tähelepanu. Mis tähendab seda, et nad tulevad sinu veebi, nad vaatavad sinu tooteid, nad lõpuks ostavad sinu tooteid ja teenuseid ja kui sa nagu selles mõttes teed seda korralikult juba esimesest päevast peale, see on kohe üks asi nagu lisaks, mida sa saad nagu teha. Just. Et kui teil on mingi tellimiskeskkond näiteks või e-pood, siis ei ole keeruline sinna panna see linnukene tellimise vormistamisel, küsin luba, kas me tohime sulle saata edaspidi siis need nii-öelda mingid müügipakkumisi või koduleheküljele pannakse liitumisvormid. Ma olen käinud Priit Kallase koolitusel, või tegelikult tegime Priituga koos üle koolituse, kus ta hästi pikalt rääkis, et kuidas tasub seda vormi teha ja kuidas mitte. Meil on hea kogemus, üks Eesti suuri jaekaubanduskett pani ka kodulehekülje jaludesse liitumisvormi ja 3 aasta jooksul tuli sealt mingi 60 kontakti vist ainult, et lihtsalt niisama ei pane oma meiliaadressi keegi mitte kuskile. Seal peab olema mingisugune selline nii-öelda nagu soov. Kas see hüppab lahti näiteks sel hetkel, kui ma veebi lähen ja olen natukene näidanud huvi seal veebis ringi vaatamise vastu ja kuule, anna mulle oma meiliaadress ka, saadame sulle edaspidi häid pakkumisi või anname sulle kuponikoodi või liitu uudiskirjaga, sa saad näiteks 7 päeva jooksul 7 soovitust, kuidas seda paikmaja ehitada, selliseid nii-öelda nagu neid kampaaniaid teha või mingit nagu nii-öelda lisaväärtust vastu anda. See on see, kuidas saada inimest huvituma ja kuidas saada teda lõpuks liituma ja päriselt pärast neid kirju ka lugema. Nii-öelda pettatult meiliaadressi välja ei tasu. Ta ei ole siis huvitatud, et pärast ei loe neid kirju. Me soovitame alati seda, et kui sul on mingisugused muud kanalid, näiteks Facebookile või Instagramile, siis ristkasuta neid. Ütleme nii, et otsimootori turundus ja sotsiaalmeedia turundus ei ole ju nagu üldsegi halvad asjad. Meie neid küll ei tea, aga kindlasti need selles mõttes töötavad, kui neid hästi teha. Aga miks mitte kasutada neid reklaamikanaleid ka selleks, et endale müügibaasi. Kuule, tšau, vaata kui lahe, siin meie kassipiltide vahel on ka selline postitus, kus me ütleme, et tegelikult me saadame palju ägedamaid kassipilte meie uudiskirjadega liitujatele, et liitu ja saad sealt kaudu ka seda infot. Me siin just ühele kliendile tegime ja ta alustas 76 meiliaadressiga ja siis ta suutis endale koguda kuskil 1,5 nädalaga mingi 1700 kontakti ja kui ta pärast nii kui nendele meili
saatis, siis tegelikult avamisprotsendid olid seal kuskil 60-70 juures, et noh, need on tegelikult ikkagi need, kui sa ei tee seda, et loosime välja 5 iPhone'i, paneme meiliaadress, noh siis ei ole seal nagu kasu, aga täpselt nii nagu Erki ütles, et anna mingit nagu muud tüüpi lisaväärtust, siis see kindlasti nagu toimib. Noh, see on nii-öelda nagu, me oleme seda väsimatult soovitanud, aga meilibaas võiks olla selles mõttes nagu nii-öelda unikaalne mingisugune lisaväärtus andja, et kui sa oled näiteks meililistis, siis sa saad alati ühe pakkumise, mida meil mujal ei ole, või sa saad näiteks selle mingi sooduskupongi, sooduskampaania kirja saad enne seda, kui me paneme kampaania kuskile mujale. Kuidagi, et sa tahaksid seal olla ja niimoodi eristud konkurentidest ja inimesed niimoodi loevad neid kirju kas, võib-olla otsivadki seda sealt seest. Aga ühesõnaga, see teemal võiks muidugi heierdada palju. Meil on veel rääkimata sellest, et kui sul nüüd see meilibaas on olemas, ei ole mõtet lihtsalt koguda meiliaadresse, nii-öelda anonüümseid meiliaadresse, vaid siis tasub hakata mõtlema kohe selle peale ka, et kuidas me need inimesed saame lahkerdada eraldi gruppidesse, sest et kui me rääkisime sellest, kui palju või millal saata, et seda tasub teha täpsemini sihituna, siis saadame ikkagi meestele meeste asju, naistele naiste asju, koerahuvilistele koeratooteid, kassihuviliste kassitooteid või eestikeelseid kirju ja venekeelseid kirju või eesti klientidele ja läti klientidele ikkagi nagu eraldi. Et kui sa saad, küsi seda kohe sellel hetkel, kui inimene liitub. Üldiselt tegelikult inimesed ei viitsi pikki andmevorme täita, aga seda infot saab ka hiljem juurde küsida. Saab väga lihtsalt ka niimoodi juurde küsida, et kui me näitame nüüd automaatikaid, siis automaatikaga saab ehitada nii, et kui sul on kirja sees nupp, kuule, ma soovin tegelikult neid kirju edaspidi lugeda vene keeles, selle nupule klikkides pannakse ta kohe vene listi ja ma ei pea ise käsitsi mitte midagi tegema. Või kassid, koerad, nupp on all valmis kasside peale, kassilisti ja hakkan kassikirja saama. Mida täpsemini sa suudad sihtida, seda tõenäolisemalt see sinu klienti kõnetab, seda tõenäolisemalt seda kirja avab, seda tõenäolisemalt tuleb pärast ka ostma. Ja muidugi jällegi me järgmises osas näitame ka natukene andmete liikumisest detailsemalt. Ehk siis kui sa nagu lihtsalt küsides ei saa piisavalt palju infot, siis võib-olla on sul olemas mingisugune raamatupidamistarkvara või e-poe tarkvara, kus on ostuajalugu või CRM, kus sa nii-öelda teie kliendi haldurid täidavad neid andmeid selle kliendi kohta. Äkki on võimalik see hästi hõlpsasti ära liidestada meilitarkvaraga niimoodi, et eelistused tulevad automaatselt selle kliendi meiliaadressi külge ja sellele lähtuvalt ka läheb ise õigesse segmenti ja sa saad juba täpsemini sihtida. Segmenteerimine tähendab ainult eraldi listidesse löömist, see tähendab ka seda, et sul on võimalik selle meili template'is sees võib-olla ühte plokki näidata ühele kliendile, teisele kliendile on see peidetud sellepärast, et tema seda tag'i või seda tunnust küljes ei ole. Selle tõttu on juba kirjad automaatselt personaalsemad. Miks seda üldse teha? Üks näide, või tegelikult meil on need näiteid palju, aga üks hea näide on see, et meil mitmed kliendid täna suudavad juba saata üks-ühele personaliseeritud kirju mitmesaja tuhandelistele andmebaasidele, ehk siis 20 toodet on sulle ja sulle täiesti erinevad ja lähtuvad sellest, kuidas siis sa oled nende nii-öelda kaupluses käitunud või sinule sarnanevad kliendid, kuidas on siis käitunud. Ja tulemused, täpsemini sihitud kirjade tulemused on isegi kuni 3 korda paremad, ehk siis need inimesed, kes su kirja kätte saavad, selle avavad ja mingi perioodi jooksul tulevad ostma, toovad kuni 3 korda rohkem raha sisse kui need, kes saavad lihtsalt tavalise uudiskirja. Ühesõnaga kokkuvõtteks, mida me tahaks öelda selle meiliturunduse kohta, et tasub aadresse koguda esimesest päevast peale, tasub teha seda hästi, ehk siis küsida lisaks aadressile ka vähemalt nime, kui võimalik mingeid eelistusi, tasub saata lihtsalt kirju, milliseid täpsemalt, väga hea, milliseid täpsemalt disaini poolest ja tehnilise poole pealt võib-olla ka räägivad järgmised esinejad, aga palju teksti pole vaja, kui võimalik lingi edasi, kui võimalik ära palju linke piltide peale ei tohi panna sisulist infot, piirud on ainult meeleolu andmiseks. Kui sa saad neid oma olemasolevat andmete põhjal täpsemalt sihtida, siis tee seda, see kindlasti töötab sisuliselt paremini. Kui sul ei ole neid andmeid, siis rikasta neid. See tähendab seda, et hõlma need andmed kuskil teistest keskkondadest ja õpige, ehk siis AB-testi
küsi meie käest või küsi Avase käest või küsi kellegi käest, kelle puhul sa tead, et ta teeb neid asju hästi ja tee ise järgi. Selles mõttes see on meiliturundus, nagu me ütlesime, ülihästi ja hiljem mõõdetav. Kui on näha, et see asi töötab, siis on näha, et see asi töötab. Et miks on see õppija on just nagu see, et tegelikult ei ole mingisugust nagu sellist käsiraamatut, et loe see läbi ja siis sa saad kohe miljonäriks. Et see sõltub ikkagi nii palju sellest, milline on su ettevõtte tegevusala, millega sa nagu tegeled. Sellepärast, et ühtedel juhtudel toimivad ühed asjad, teisel juhul hoopis nagu teised asjad. Okei. Siin on paar küsimust tulnud. Kuulda, kas sa tahad need ette lugeda, et me peaksid salvestuse peale ka või? Ja ma vaatan need küsimused kohe läbi, ma tegin siin endalgi mõni tekkis, aga ma võtan kohe Mihhaili küsimuse, kes küsib, et kas Smiley toetab automatiseeritud saatmist vastavalt sellele, mis keeles on kliendi konto või mis keeles oli ost tehtud, kui veebileht on mitmekeelne, et kuidas seda mitmekeelsuse asja lahendada? Ja, saab ikka. Me järgmises ettekande osas siis umbes poole tunni pärast räägime automaatikatest. Seal on paar näidet ka. Tegelikult annab päris hästi lükata selle info erinevatesse töövoogudesse vastavalt sellele näiteks, mis keele parameeter sul küljes on. Eesti keelset saavad eestikeelse kirja, venekeelset saavad venekeelse, inglise kirja. See on ülilihtne teha. Riine küsib tõenäoliselt siis selle küsimuse, mis on nagu kõigil esimesel peas, ehk et mis see hea ka avamisprotsent on ja tegelikult ma küll mõtlesin, et võib-olla seda teemat käsitleda nagu lõpupoole, aga me võime selle korra võib-olla lühidalt läbi käia, et milliseid mõõdikuid üldse nagu tasuks kasutada? No meie ütleme igal pool, kus meie käest küsitakse seda ja täna ka, et open rate ei maksa mitte midagi. Tegelikult loeb kõik, kui palju see teenib selle uudiskirjaga raha. Et open rate võib olla üliväike, aga kui need vähesed inimesed, kes selle kirja kätte saavad, seda loevad ja lõpuks nagu selle tulemusena ostu sooritavad ja sulle kasumit ja käivet toovad, siis see on nagu see, mida tasub mõõta. Sellepärast me rääkisime ka sellest, et nii-öelda rikastama andmeid tegelikult tõmba teistest süsteemidest andmed meilitarkvarasse, et saata täpsemaid kirju ja oma meili statistika tõmba kuskile muusse tarkvarasse, kus sa näed siis seda, et okei, need inimesed loevad mu kirju ja seovad oma ostudega ära, siis sa näed palju sa reaalselt ühe nagu välja saadetud kirjaga rahaga teenisid. Aga open rate keskmine on selline 20 võiks olla, alla selle tegelikult on natuke vähe. Selles mõttes on muidugi hea näide sellest, mis Erki ütles just, et open rate ei maksa midagi, on see, et sa võid tegelikult tohutult laheda pealkirjaga saavutada ka open rate'i 70-80 ja siis, kui sul seal kirja sees ei ole nagu tegelikult vastavus sellele või see, mida sa pakud, ei paku nagu kliendile huvi, siis sain oma open rate'i nagu 80% ja siis sealt edasi klikkis nagu üks inimene, sellepärast, et nad kõik olid tegelikult nagu pettunud. Siis ongi sisu ei vasta nagu pealkirja. Just, et siin see open rate'i teema on selline nagu küsitav asi. Jah, on lahe, kui keskmiselt 20+% avavad, siis on see, et neil on nagu huvi, aga sellega ei saa selles mõttes nagu üle pingutada, et ainult nagu seda taga ajada, sest sa pead tegelikult ikkagi vaatama seda, kui palju lõppkokkuvõttes nagu teed. Tegelikult kui nagu korra tagasi siis hüpata, ainuke asi sisuliselt, millega on võimalik kirja avama meelitada, on subjekt. Just subjektiga trikitades ma saan päris hästi, ma ütlen laekumine kontole või kõik kaup 100% alla hinnatud, ma saan seda inimese avama, väga paljud inimesed saan avama, aga kui sisu sellega kaasa ei tule, tegelikult ei ole ikka 100%, ainult teatud tooted, siis üks toode, siis see on justkui nagu selline asi, mis tekitab pettumust ja edaspidi võib-olla ma neid trikiga kirju enam ei loe. Just. Saab saata nimeliselt personaliseeritud subjektiga kirju, kui sa saadad enda isiklikult aadressid versus ettevõtte üldaadressid, siis isiklikult aadressid saadetud kirju loetakse tõenäoliselt paremini, see justkui nagu tundub see, millest me rääkisime, et lihtsalt kirjad nagu Tanel kirjutaks mulle. Aga seal on muidugi ka see, et sellega ei ka üle pingutada, kui sa nagu kogu aeg kirjutad mulle tere Tanel, siis mingisugune pärast ilmselt kuskil 10. hakkab mul nagu selles mõttes saama juba küll sellest tere Tanelist. Jah, et ühesõnaga rusikareegel on jah, et kui sa saadad nii-öelda tavalist uudiskirja, nagu üldiselt kõik teevad, siis selline 20% võiks olla. Edasi annab sealt juba minna. Just. Ja seda ka, et mida hitsamale sihtrühmale sa saadad ja mida täpsemini sa suudad sihtida, seda parem on need on. Kui keegi teeb kogu aeg pidevalt nagu
mingile spetsiifilisele segmendile, siis on tegelikult see, et 50% kogu aeg on ka täiesti nagu normaalne. Jah, just. Üks küsimus veel veidikene ka sinna tehnilisemasse laadi ja siis saame Kadiga disainist edasi rääkida, et kui ma seda nimekirja hakkan nagu looma ja küsima inimestelt nõusolekut meilikommunikatsiooni vastuvõtmiseks, et kuivõrd detailselt ma peaksin seda küsimust küsima või kuivõrd detailselt peab inimene nõustuma, et mida nüüd mulle ikkagi saatma hakatakse, sest tegelikult on ju ikkagi vahe see, et kas ma saadan kord kuus uudiskirja või ma saadan iga päev uue toote soovituse, kuidas oma autos paremat lõhna saada. See tegelikult oleneb, kuidas sa iseenda selle nii-öelda privaatsuspoliitika välja mõtled, et üldiselt inimesed seda ei loe, minu meelest ei ole seda seadusesse ka raiutud, et kui sa ikkagi küsid seda linnukest, et kas ma tohin sulle saata kommertspakkumisi, siis mida sa saadad, on su enda otsustada. Kui sa nagu ütled, et sa suudaksid iga päev saata mingisuguse toote soovituse ja see läheb ka täppi, siis see on kindlasti asi, mida tasub teha ja kui kliendid nagu teavad seda, oskavad sellega arvestada, siis see on nagu oluliselt parem kui see, et sa saad vahepeal harva mingit uudiskirja talle. Ja tegelikult see on ikkagi ka see nagu loogika, et mida sa siis nagu tahad neile saata. Meil loomulikult on mõned kliendid ka teinud nagu seda, et sel hetkel, kui sa küsid seda nõusolekut, siis on sul seal näiteks 4 linnukest, ma tahan pakkumisi, ma ei tea, ma olen nõus osalema mingites mängudes ja nagu loosimistes, eks ju. Küsimus on täpselt see, et kui peeneks sa enda jaoks seda tahad nagu ajada ja kui sa teed kogu aeg mingeid mänge ja loosimisi, siis seal on muidugi see loogika, et kui ma osalen mängus, siis võib-olla ma ei taha tegelikult nagu uudiski. Seal on selles mõttes nagu õigustatud küsida rohkem seda info. Jah. Tavaliselt suured ettevõtted teevad seda peenemalt, väiksemad, keda on Eestis 99%, nemad küsivad ühe linnukese ja saadavad siis seda, mis kõige kasulikum nagu tundub. Kena, meil on hea sissejuhatuseks hea ülevaade meiliturundust olemas, kuigi Tanel ja Erki just ütlesid, et kõige paremad on need kirjad, kus on lihtsalt tekst, siis mina sellega päris nõus ei taha olla. Mulle isiklikult meeldib saada ettevõtetelt kommunikatsiooni, mis on nende nägu ja nüüd siin on hästi oluline siis just see visuaalne pool, millest Kadi on kõige õigem inimene rääkima. Tere, ma jagan siis ka nüüd oma ekraani, ma saaksin alustada. Üks hetk. Nii, kas näete juba? Näeme. Nii, ma räägin siis e-kirja disainimisest, et ma toon välja, kuulete ilusti, jah? Kuuleme väga ilusti ja näeme väga ilusti. Et ma tooksin välja täna sellised 10 reeglit ja soovitust, millest lähtuda e-kirja kujundamisel. Et mõned neist on kindlasti sellised üldised disainireeglid, mis kehtivad ka tegelikult muude reklaammaterjalide puhul, aga mõned on siis väga e-kirja spetsiifilised. Et läheme siis läbi, et inimene saab päevas keskmiselt 88 meili. Et see on ühes Lääne-Euroopas tehtud uuringust võetud andmed ja loogiline, et me selle mahu juures ei jõua neid kõiki lugeda, me ei tahagi neid kõiki lugeda. Me peame tegema mingi valiku. Me vaatame ühte e-kirja alla 1 sekundi ja selle aja jooksul me otsustame, kas ta läheb prügikasti või me avame ja loeme. Et see on natukene erinev on see, kas me loeme neid nüüd telefonis või me loeme arvutis, aga telefonis käib see asi veel kiiremini. Te kõik kindlasti teate ka seda olukorda, istute kuskil, on vaba hetk ja vaatate oma telefonis ja lihtsalt kustutate järjest neid meile, mis on sisse tulnud. Ja see ongi see alla 1 sekundi hetk, millest ma räägin. Et siin võib olla, et isegi kui te olete kõik õigesti teinud, te olete valinud õige sihtgruppi, valinud teema, mis seda sihtgruppi kõnetanud, tekstid on kõik perfektsed, leidnud selle õige ajahetke, selle kolmapäeva hommikul kell 10, mille te seda kirja saadate, ikkagi võib see osutuda tühjaks tööks, kui te ei suuda teha e-kirjale sellist disaini, mis seda inimest selle 1 sekundi jooksul tema tähelepanu haaraks. Et sellest tulenevalt ei ole see e-kiri
see disain ei ole mitte ainult esteetika küsimus, et e-kirja disainil on ikkagi turunduslik eesmärk, et ta peab panema inimesed teie kirja lugema, kõigepealt teie kirja avama, siis lugema ning lõpuks peab ta siis tooma inimesed ka teie kodulehele muidugi. Aga noh, peale funktsionaalsuse peab see disain muidugi ka ilus välja nägema, sellepärast, et seda lihtsalt sellepärast, et inimestele meeldib ka ilusaid asju vaadata. Et seda näitlikustada, toon siia veel ühe võrdluse. See ei ole nüüd minu võrdlus, selle ma võtsin kuskilt ühelt kellelgi teiselt, kuskilt, ma ei teagi enam kellelt, aga kus võrreldi e-kirja poe vaateaknaga. Kui see aken ei ole piisavalt huvitav ja kutsuv, siis jalutavad inimesed edasi ja ei astu teie poodi. Ja kui mõelda, mida siis panevad kaupmehed oma poe aknele, siis tavaliselt pannakse sinna kõige huvitavamad tooted, kas kõige parem toode või kõige parem hind või mis sel hetkel just parasjagu on see, mida te arvate, mis inimesi kõnetaks ja mis oleks see nii-öelda sisseviskaja, et inimene läheks teie poodi ja vaataks seal ringi. Sama peaks olema teie e-kirjaga. Et ärge pange sinna kõike, mis teil poes on, vaid pange ainult see kõige parem osa. Siit jõuamegi siis nüüd selle esimese punktini 10, millest ma siin rääkida tahan, et lihtsus ja selgus. Lihtsus ja selgus oli niimoodi. Et see võib kõlada iseenesest mõistetavalt, aga ta tegelikult ei ole sugugi mitte, et on selline asi, mille vastu kujundamisel kõige rohkem eksitakse, et ei hoita asju lihtsate ja selgetena. Kui ühes kohas on palju asju koos, siis lõpuks ei eristu mitte miski sellest ja meie pilk ei jää mitte millestki kinni ja me näeme ainult seda massi. Selline asi töötab ainult, ütleme näiteks, kui teil oleks 1 euro pood ja te tahate öelda, et kõik tooted maksavad 1 euro, siis te võite näidata massi, sest et siis on oluline ainult see 1 euro. Et muudel juhtudel pigem mõelge, et mis on see teema, mis on see toode, mida te tahate näidata parasjagu ja näidake seda. Et inimesed ei taha ennast inforägastikust läbi pureda, nad tahavad näha seda, mida nad otsivad või vajavad või mida nad arvavad, et nad vajavad. Nii, teine reegel, above the fold, et see on pärit trükimaailmast ja tegelikult tähendas algselt või tähendab ka praegu murdekohta. Ja veebis tähendab ta siis seda, et see on see ala, mida inimene meili avades, seda e-kirja avades esimesena näeb. Ilma, et ta peaks scrollima. See on see ala. Ja see on see ala, mida nähes ta siis otsustab, et kas meil rändab nüüd prügikasti või ta avab selle, scrollib ja vaatab, mis huvitavat seal veel sees on. Mis tähendab seda, et selles alas peab olema kõige olulisem info peab seal koos olema. 3 kohustuslikku asja, mis seal on atraktiivne pilt. Sellest ma pärast räägin veel täpsemalt, et miks pildid ikkagi olulised on e-kirjades. Siis huvipaku headline. Sellest räägib siin täpsemalt, kuidas neid headline kirjutada. Ja mis väga oluline, et seal üleval esimese pilguga haratavas alas oleks ka call to action nupp. Et tihtipeale tehakse see viga, et call to action nupp on all kuskil, e-kirja all. See ei ole õige, see peaks olema kohe alguses. Ja ettevõtte logo, see isegi ei pea olema, kuna teil on tegelikult e-kirja alguses on juba näha, kes selle e-kirja saatis, aga üldjuhul pannakse ka logo siia üles. Nii. Et järgmine, struktureerige. Kõlab ka võib-olla loogiliselt, aga tehke oma e-kirjale mingi struktuur. Eristage erinevad teemad ja elemendid teineteisest. Kasutage eraldusjooni, kasutage erinevaid värvipindu, punktiirjooni, mis iganes aitab teil neid teemasid komplekteerida. Ja kujutage seda e-kirja ette nagu teekonda, läbi mille te oma klienti suunate.
kusjuures ta ei tohi siis loomulikult kaotada ka huvi selle sisu vastu, et see teekond peab olema ka huvitav. Nii, siin on siis struktureerimise näited. Siin ongi näha, eks ole, värviga, vasakul erinevad värvid, erinevad pinnad, fotod, mitte fotod, igal pool call to action nupp. Jah, siis siin on eraldusjooned. Et ta ei oleks üks ühtlane kujundus, üks pilt, vaid ta oleks nagu etapiti. Nii, nüüd siis kasutage pilte. Kuna me teame, et inimaju haarab pilte, mõistab ja haarab pilte kiiremini kui tekste, sellepärast on väga oluline kasutada e-kirjades ka pilte, kas siis fotosid või illustratsioone. Nende eesmärk on see, et nad tõmbavad inimese tähelepanu kiiremini ja juhivad tähelepanu tekstile. Me saame piltide abil juhtida inimese tähelepanu olulistele tekstilõikudele. Me saame suunata läbi e-kirja inimese pilku. Ja ärge kasutage suvalisi pilte lihtsalt koha täiteks, et seda nähakse läbi. Vaadake ikkagi, et need pildid oleksid teie teemaga, teie pakkumistega seotud, teie brändiga seotud, ettevõttele sobivad. Ärge kasutage liiga palju pilte, sellepärast, et muidu, kui on liiga palju pilte, siis see tekst läheb seal jälle lihtsalt kaotsi, põhisõnum kaob ära. Ja piltide puhul, miks Smiley ilmselt pilte ei soovita, on tehnilised põhjused. Kuna mõnedel inimestel on näiteks piltide näitamine meiliprogrammis hoopis välja lülitatud. Mis tähendab seda, et kui nad selle e-kirja avavad, siis nad ei näe seal pilti, nad näevad ainult teksti. Kui te olete nüüd kujundanud oma e-kirja niimoodi, et tekstid lähevad üle piltida, siis on ka need tekstid häiritud. Et arvestage alati sellega, kui te kujundate e-kirja, et see e-kiri peab toimima ka ilma piltideta, et keegi näeb seda ilma piltidega. Selleks on soovitav kasutada mingit tooni tausta näiteks, et ta ikkagi oleks nagu kujundatud asju, et ta peab toimima ka ilma piltideta, aga enamik inimesi tänapäeval ikkagi näevad e-kirju piltidega. Siis tekst. Teksti kohta. Kui siis see tekst on teil ilusti kirjutatud, läbimõeldud, olemas, siis tuleb teda ka ülevaatlikuks kujundada. Vältige pikki tekste. Proovige seda teksti paigutada niimoodi, et saate tema jaotada erinevateks lõikudeks. Need lõigud võiksid koosnevad soovitavad maksimaalsest 5 reast ja headline'ist. Et siis on tagatud see, et see kujundus on ülevaatlik ja sisu on inimesel ka kergesti haaratav. Kasutage loetelusid, bullet pointe, jagage kõikvõimalikel viisil tekste osadeks, kuidas teie kujundus võimaldab. Ja teksti suuruseks, selline optimaalne teksti suurus on pikematele tekstidele 14 pikslit ja lühematele 16. Et see on selline hea loetavus silmale. Nii, CTA. Selles ma korra enne rääkisin, et CTA elementaarne on see, et igas e-kirjas peab olema call to action, see üleskutse tegutsemiseks, aga tihtipeale tehakse see viga, et see call to action tuleb alles kuskil e-kirja lõpus. See on okei ainult sel juhul, kui teil ongi ainult üks teema seal e-kirjas ja see e-kiri on lühikene. Kui teil on rohkem teemasid, siis peaks olema igas lõigus oma call to action. Igal teemal oma call to action. Muidu te lihtsalt lugemise keset kaotate inimesi vahepeal. Nii, ikoonid. See on ka selline üldine kujundusteema, mida ka trükimaterjalide puhul soovitatakse, kasutatakse veebilehtedes, aga ka siin on see abiks just nimelt jälle sellise selguse ja ülevaatlikkuse loomisele, et ikoonid on selleks, et nad kui pealkirja kõrval on ikoon, siis ta aitab inimese pilku pealkirjale juhtida. Et nemad on täpselt samamoodi nagu pildidki toetavad seda pilgu juhtimist. Nii, äratundmisrõõm. See on nüüd teema, mis ka ei ole ainult e-kirja teema, aga e-kirjades tihtipeale on seda näha, kuidas seda tegelikult ei jälgita, et
kasutage oma ettevõtte corporate disaini. Et teil on ainult 1 sekund ja selle 1 sekundi jooksul peab inimene aru saama, mis ettevõttega on tegu. Ta peab teid ära tundma selle aja jooksul. Et teil endal võib küll olla aastate jooksul tüdimus tekkinud juba oma näiteks mingist tumesinisest värvist, mis teie ettevõttel on ja mõtlete, et oi, nüüd on kevad ja kevadel kasutame helerohelist. Aga klient ei ole sellest tüdinud. Tema ei tunne teid ilma selle tumesiniseta võib-olla äragi. Et seega jääge truuks oma brändi värvidele. Te võite mängida piltidega, nagu siin paremal pool on näha, kui teil on mitu brändi põhivärvi nende värvidega, piltidega, aga ärge muutke täielikult oma nägu. Eestis on tegelikult väga vähe selliseid, tegelikult ei olegi sellist brändi, kes võiks endale seda lubada. Et täiesti oma brändi värvist taanduda ja maailmas on muidugi brände, kes näitavad ainult ühte oma logo tähte ja ühte värvi ja neid tuntakse ära ja isegi siis, kui nad selle värvi ära muudavad ja ainult ühte logo tähte näitavad, ka siis tuntakse neid ära, aga Eestis meil selliseid brände ei ole, et jääge truuks, mõelge midagi muud. Kui siin vasakpoolses näites on lihtsalt mängitud pildiga, mängitud kopiga, et tehke midagi sellist. Siis tühi ruum. Tekst, pildid ja graafika, kogu see info vajab tühja ruumi, et esile tulla. Et see tähendab lihtsalt õhku, et asjad ei oleks üksteise otsa surutud, vaid nende vahel oleks piisavalt vaheruumi. Just jälle selleks, et see sisu ise saaks piisavalt esile kerkida. Kui meil ei ole seda vaheruumi, siis meil on üks suur mudru ja me tegelikult ei näe sealt mitte midagi. Et siin nagu üks võib-olla ka selline konkreetne näiteks teksti ridade vahe võiks olla 150–170% teksti kõrgusest, sest siis on ta nagu hästi loetav, muidu ta läheb juba liiga tihedaks. Nii, ja nüüd siis korra veel sellisest asjast nagu interaktiivsus, mida e-kirjad ainult tekstiga on meil kasutuses. Me kasutame e-kirju GIF-idega või sinegrammidega, aga järjest rohkem tulevad moodi nii-öelda interaktiivsed e-kirjad. Et see tegelikult üks suurimaid trende, mis hetkel on ja mis variante seal on navigatsioonimenüüd, akordion, kus siis eri teevad avanevad üksteise peale, slaider, tavaline slaider e-kirjas või siis mingid sellised asjad nagu kraapimine, pöörlemine, et sa saad ise liigutada ja midagi välja tuua. Et kõik sellised asjad, kui teil on ideid, kui teil on võimekus, kasutage neid, et need aitavad ka, kui see e-kiri on juba avatud, aitavad inimesel kauem seal lehel püsida ja aitavad teil tähelepanu tõmmata oma lehele. Nii, aga tänan esialgu. Aitäh, Kadi, väga häid näiteid oli siin ja mul tekkis üks küsimus kohe seoses, kui ma neid näiteid nägin, et kui palju on palju, ma pean nüüd silmas seda uudiskirja sisu või pakkumise sisu, et ma olen kohanud uudiskirju või pakkumisi, mis on nagu vaatete äravahetamiseni sarnased nendega, mis tulevad mul päris postkasti, mis on nagu tootekataloogid, ütleme, et siin on võib-olla sellised ehitusfirmad, kodukaupade müüjad, kes võtavad seal kujundatud trükise PDF-i põhimõtteliselt ja teevad sellest siis e-maili sõbraliku variandi. Samas ma sinu näidetes nagu jäi silma see, et mulle tundus, et seal oli pigem üks fookus ja siis oli nagu 2-3 lisaasja nii-öelda väiksema fookusega. Et kui pikk see uudiskiri olla võiks ja kui palju ma neid elemente või neid fookusi sinna nagu panna võiksin? No ideaalis, mida vähem, seda parem loomulikult. Et see on kõige parem on, kui sa suudad oma sihtgruppi niimoodi defineerida, et sa saad jaotada selle väiksemateks osadeks ja paned igale sellele väiksemale sihtgrupile täpselt selle õige asja. Aga muidugi alati ei ole see võimalik ja mis see maksimum on, mis te ise kujutate ette, kui palju inimesel võiks kannatust olla, sa läbi scrollida selle e-kirja
et ega seda väga palju ei ole. Et tegelikult, kui ma siin näitasin, siin oli, kui seal on juba 5-6 teemat, siis ma arvan, see on juba küll, et ütleme, kui lõikudesse jaotatult, et üle selle läheb juba liiale. Muidugi neid tehakse ja kui see on ikkagi asi, mis inimest väga huvitab, siis seda ka vaadatakse, aga kui see seda ei ole, siis ta on juba mõttetu. Sinna alla lõppu ei jõua enam mitte keegi. Et see tundub, et võib-olla on siin see soovitus siis, et pigem vähe, aga tihemini. Pigem vähe, aga tihedamini, jah. Ja õigesti sihitud ja täpselt need õiged teemad. Igal juhul on. Oli tulnud ka küsimus, mis puudutas, Auni märkas su esitlusest seda kohta, kus sa ütlesid, et võiks olla 5 rida teksti, et pead sa silmas siin, ütleme, suuremat ekraani või väiksemat ekraani, et kui palju ma seda teksti peaksin ikkagi ma pean siin tegelikult mobiili silmas. Okei. Mobiilis, jah. Tegelikult enamus näidete puhul on see, et arvestatakse tänapäeval kõik need asjad, mõeldakse ikkagi mobiilis. Et see e-kirjade maailm, et muidugi me avame neid ka arvutis ja vaatame neid e-meile, aga ma ei tea, kuidas Maili seal, kas on minuga nõus on, aga pigem on need asjad, kõik liigub ju järjest rohkem mobiili ja siin need minu piksli suurused asjad on ka kõik mobiili jaoks mõeldud. Et jah, kui praegu vaadata nagu keskmiselt, siis on see tegelikult selline 50-50 umbes. Umbes 50-50 jah, nagu läbi erinevad tüüpi klientide on ikka täitsa 50-50 juba. Üks küsimus on veel, mis rohkem läheb ka Tanelile ja Erkile tegelikult. Kadi tõi oma esitluses välja, et võib olla üha rohkem selliseid interaktiivseid elemente, et kuidas see suhestub rämpspostkastiga? No selles mõttes, et kui me vaatame seda poolt, mis näiteks ütleme GIF-e puudutab, siis küsimus on lihtsalt selles, et need mahud ei tohi olla nendele interaktiivselt väga nagu suured. Et kui ma teen täna nagu päisebänneri GIF-ina ja sinna kõrvale nagu tavalise nagu PNG või mingi muu pildiformaadina, siis tegelikult seal nagu vahet ei tule. Nende muude interaktiivsetega paraku kipub olema hästi palju igasuguseid nagu tehnilisi piiranguid. On näiteks see, et output tegelikult ei mängi GIF-ist rohkem kui ainult esimest freimi. Ja muudest interaktiivsetest asjadest ja üldse midagi. Just, et kui on erakliendi baas, kes loeb tõesti mobiilist ja Gmailist või Apple'i seadmetest, siis nagu saab sellega mängida. Kui sul on business to business, siis üldiselt ei tasu torkida. Ja tegelikult on nagu see, et mailist otse videot mängib ainult Apple Mail ja rohkem mitte keegi. Eks seal ongi, seal peabki täpselt seda vaatama, mis see sihtgrupp, kas see on vajalik just täpselt teie toodetele, teie ettevõttele, mis see sellele sihtgrupile annab see video. Ei ole mõtet näidata lihtsalt mingit tootevideot, see on selge. Aga ühe asja ma unustasin veel, see testimine, AB testimine, et see on kindlasti ka selline asi, mida meiega ikkagi oma klientidele ka alati soovitame ja võimalusel teeme, et võta palju aega ja proovige neid nupu erinevaid värve. Proovige ka erinevaid meili pilte, erinevad algusega pilte ja see tasub kindlasti ära proovimist. Saate kogemust juurde ja näete, mis töötab, mis mitte. Me oleme nüüd rääkinud disainist, me rääkisime sellest, kuidas selle e-maili turundusega üldse algust teha, millele mõelda ja nüüd on Siimu kord. Siim on kannatlikult oodanud, et rääkida tekstist, et üks asi jah, me saame selle inimesse selle kirja avama, talle meeldivad esteetiliselt selle kujundus, aga et kuidas teha see tekst niimoodi, sest see paneb lõpuks, ma arvan, ikkagi lõpuks tegutsema sind. Et sa algul püüad tähelepanu erinevate elementidega, aga siis on see, et mis on nüüd päriselt nagu öelda on ja siin on tekst see, mis otsustab. Siim. Jaa, tere ka minu poolt. Ma kohe jagan siin ka oma ekraani ja võtan ettekande lahti. Nii, kas näete ilusti? Näeme, kuuleme. Suurepärane. Et jaa, mina olen siis Siim ja räägin teemast, et kuidas kirjutada head uudiskirja. Nagu Kadigi siis töötan Havases. Ja nii nagu Erki ja Tanel ka tegelikult mainisid alguses, et e-maili turundus on endiselt oluline. Et ma toon ühe sellise elulise näite kohe alguseks.
et meil on siin peal Valge Maja, mis ka viimasel ajal palju pildis olnud erinevate sündmustega, et kes uudiseid luges, võib-olla mäletab, et üks Riigikogu liige siis ütles, et temal on olnud Valge Maja ja siis praeguseks endise presidendi Donald Trumpiga otseühendus, et on olnud iganädalases ühendus ning saanud otseinformatsiooni, mille peale muidugi inimesed mõtlesid, et kas kellelgi Riigikogus on Donald Trumpi number, väga huvitav, eks ju, tekib kohe küsimusi ja no siis lihtsalt selgus, et see Riigikogu liige on registreerinud end Valge Maja uudiskirja liikmeks. Ehk siis uudiskirja liikmeks, mille liikmed võivad olla ka meie kõik, mis näitab hästi, et seda emaili turundust ikkagi tihti võetakse üsna isiklikult ja see reklaam on sinu postkastis ja üsna lähedal siis sinu, ma ei tea, vanemate, õdede, laste kirjadele, et kõik on seal ilusti pundis olemas. Aga ma räägiksin siis natuke pealkirjadest, natuke sisust ja natuke siis call to action'ist, et mõned variandid, mida võiksite kaaluda, kui hakkate siis järgmine kord kirja kirjutama. Pealkiri loeb. Leidsin sellise arvu, et päevas saadetakse siis 293 miljardit emaili päevas. Ma kontrollisin seda päris mitu korda üle, sest see tundub nii ajuvabalt suur arv, mida on raske hoomata, aga kui natuke mõtlete, et kui palju teie päevast kirju saadate ja kui palju te saate ja siis ka seda, et maailmas on vist üle 4 miljardi emaili kasutaja, siis võib sellise numbri kokku teha küll. Et kui sa saadadki päevas 20-30 töömeili, siis mis motivatsioon on sul üldse veel üht lugeda? Pealkirjadest veel 35% inimestest avavad kirja pealkirja järgi ja 69% inimestest siis märgivad kirja pealkirja tõttu spämmiks. Hea pealkirja saladus. Hea pealkiri võiks olla konkreetne. Mul on siin ka näiteks näide soodsad hinnad versus 25% soodsamad hinnad, et selline numbri ja pakkumise konkreetsus pealkirjas töötab kindlasti paremini. Siin on ka üks näide, kus siis on popid meigibrändid -15% ja allahindlused viimast päeva. Et 56% inimestel ongi siis FOMO ehk fear of missing out ehk siis nad kardavad, et nad jäävad millestki ilma. Ehk ära ütle, et sul on uus pakkumine või parim pakkumine, vaid näiteks, et täna õhtuni on kõik -30%. Kui nüüd mõelda ka, et kui ma saaks näiteks täna pakkumise, et 1. märtsini on midagi soodsa hinnaga, siis ma tegelikult ju ei viitsiks tegeleda. Mul on nii palju muid asju, mida teha praegu. Ja kui ma praegu ei viitsi, siis ilmselt mul läheb tulevikus meelest. Ja selle aja peale mul tuleb 500 teist samasugust uudiskirja, et sinna ta ongi kadunud unustuste hõlma igaveseks. Pealkiri võib olla ka päevakajaline, et see on kindlasti üks variant. Et näiteks kui sa müüd, eks ju, vihmavarju ja kuu aega järjest räägitakse, et just järgmine nädal tuleb kõige jubedam vihmailm üldse, siis sa saad näiteks selle ilusti pealkirjas ka välja tuua. Pealkirjas on alati hea ka tekitada uudishimu. Noh, näiteks kui sa tegeled kaalu langetamise mingisuguse teemaga, kas siis mingi fitness kavad või müüd mingit tablette või mis iganes, siis näiteks võid kasutada selliseid variante. Ehk siis, kus sa põhimõtteliselt jätad natuke müstilisust pealkirja. Aga samas sa ei tohi minna ka võib-olla liiga selliseks, liiga liiale ei tohi minna, sest pealkiri peab lõpuks ikkagi sisule vastama. Aga samas sa saad mainida nagu pealkirjast probleemi, aga jätad selle lahenduse siis pealkirjast välja ja see lahendus on siis sinu toode. Nii,
sea lugeja esimeseks. Mõtle, mida tema vajab ja mida sina saad temale pakkuda. Ehk selline klassikaline copyrighti põhitõde. Et näiteks sa ütled, meie taimed teevad kodu ilusamaks, vaid tee oma kodu taimedega ilusamaks. Pealkirja pikkusest natuke, et see oleneb nii ja naa, et iPhone'is on see limiit portrait mode'is siis 41 tähemärki ja landscape'is on 64. Samas arvutis Gmaili näeb korraga siis 70 tähemärki pealkirja. Aga eks see klassika on, et mida lühem, seda parem. Mõni ütleb isegi, et 17 kuni 24 tähemärki võiks olla see ideaalne. Aga noh, samas seda peab siis vaatama tunde pealt, et tähtis on ikka see, et iga sõna on omal kohal ja kui sa teed lühema pealkirjaga, jätad sealt midagi olulist välja, siis see pole ka päris õige tee, kuidas minna. Siin on ka üks näide siis minu Gmaili postkastist 20. jaanuarist Chillist, kus on siis tõesti natuke pikem pealkiri saanud, et ma isegi ei näe seda lõpuni. Et see on siis asi, mida tuleb silmas pidada. Siis üks selline levinud soovitus on kasutada saatja real päris nime. Et mul on siin ka näiteks kinnisvara arendaja Liven siis saadab Uus-Meremaa siin 3. maja plaane ja hindasi ja samas saatjaks pole mitte Liven, vaid selle inimese nimi. Muidugi kasutatakse ka varianti näiteks, et oleks eesnimi pluss firma nimi ehk põhimõtteliselt võiks saata ka Pärle Livenist. Et jah, inimestele tuleb ju sadu meile päevas, nagu juba mainitud, et neid ei huvita eriti, et miski ettevõte neist midagi tahab, aga see päris nime kasutamine on selline personaalne, isiklik ja samas ma vaatasin oma viimased 100 saadud pakkumist üle, et seal oli tegelikult omajagu tuntud brände, näiteks SEB, Sportland, Air Baltic, Jysk, Õhtuleht, Rahvaraamat, Selver kaubamaja, aga sellist nime pluss firma saatjarida kasutasid siis ainult Bolt ja Wolt. Et see on tegelikult asi, millega on ka võimalik ikkagi eristuda. Kokkuvõttes ka pealkirjade osas, et mõelgegi enda peale, et ma ei tea, kui te näiteks scrollite Delfis või kuskil mujal, et väga palju on ju pealkirju, kuhu te lihtsalt ei viitsi klikkida, et samasuguse reha võiks siis teha ka oma pealkirjade osas, et kirjutage näiteks mingi 5 varianti ja siis vaadake, kuidas või mis kõige paremini tundub. Et tihtipeale pealkirjadega on see, et kirjutad kirja valmis ja siis viimasena teed selle pealkirja umbes, et saaks ruttu valmis ja kirja ruttu välja, aga tegelikult see on üks kõige tähtsamaid selle kirja osasid, nii et nähke natuke vaeva ja mõelge täpselt, mida te öelda tahate. Nii, sinu kirjale klikiti, suurepärane. Kuidas nüüd teha nii, et inimesed ka seda kirja lugema jääks? Kõigepealt võiks läbi mõelda juba enne kirja saatmist, et miks sa kirjutad. Et kas sul on hea pakkumine, kui sul on tõesti hea pakkumine, siis saada. Kui sul on hea uudis, mida sa tahad jagada, siis kirjuta. Aga ära kirjuta lihtsalt sellepärast, et ma pole juba paar päeva kirja kirjutanud, et ma peaks midagi ju välja mõtlema. Et sul peab olema selline konkreetne põhjus. No siis klassika. Ära kirjuta näiteks hea klient või midagi sellist alustuseks, sest kes üldse räägib nii, kas keegi on kunagi kuulnud, et keegi päris elus ütleks kellelegi hea klient. Pigem väga mitte, et võid nimepõhiseks kohe minna, sinatada, ütled tere Mart, see sulatab ikka natuke jääd. Kui mulle minu lemmik jalgpalliklubi soovis mulle sünnipäevaks õnne, mul oli väga hea meel, kuigi ma ju tean, et nad saadavad neid kirju ilmselt 300 miljonile inimesele, aga ikka tundsin end kuidagi erilisena. Lihtne selline inimpsühholoogia.
tähtis on siis lugejaid austada, neid kahjuks või õnneks sinu elu eriti ei huvita. Neid huvitab pigem see, kuidas sina saad neid aidata. Ehk ära räägi endast, vaid lahenda inimese probleeme. Ja teada on, et ilmselt sa tunned, et sul on nagu hästi palju öelda ja kõik tundub ülioluline, aga vali neist nagu kõige tähtsamad asjad siiski välja, et ära inimest infoga lämmatama mine. Tunne sihtgruppi klassika, mõtle, nagu sa kirjutaks just sellele ühele inimesele, ära arva, et sul on seal meililistis 500 või 5000 inimest, kirjuta konkreetselt sellele ühele sihtgrupi esindajale. Ole sõbralik, nagu ka eespool mainitud, kasuta sina vormi ja muidugi pead alati jääma enam-vähem truuks oma sellisel bränditoonile, aga emaili turunduses tihti võib natuke selline sõbralikum ja vabam siiski olla. Küsi isiklikke küsimusi kirja sees. Kui müüd näiteks röstereid, siis proovi seda kuidagi teksti pookida, näiteks kas sul on vaja uut rösterit, küsimus, mis võiks siis töötada ja iga sõna loeb, et laused kuni 25 sõna öeldakse, tegelikult võiks isegi muidugi lühemad olla, lõigud kuni 3 lauset ja need on ka siis üsna lühikesed, et kui on liiga selline tekstisein, siis on üsna raske hoomata ja kohe, kui peale vaatad, läheb juba tuju ära ja tahaks selle mailboxi kinni panna. Kogu kirja kohta öeldakse, et võiks olla maksimaalselt kuni 5 lõiku. Soovitus on kirjutada võimalikult lihtsalt, nagu siin ka eelpool mainitud on, aga eks kõik oleneb ka sihtrühmast, et kui sihtrühm on Kalama ja hipsterid, kes on ka tuumafüüsikud samal ajal, siis ilmselgelt on mõni keerulisem sõna ka lubatud vahepeal. Ära tee kirja vigu ja PS2 kirja lõpus olev PS tõmbab suhteliselt alati tähelepanu. Ja mul on siin selline näide ka ühest pikast kirjast, et ma ei tea, kas te viitsiksite seda lugeda, et tegelikult see kiri oli veel 2 korda pikem, aga ma isegi ei hakanud siia panema. Et põhimõtteliselt kiri peaks olema lühike. Ma ei taha öelda kindlasti, et mitte mingil juhul ei tohi kirjutada pikka kirja. Aga kui te kirjutate pika kirja, see peab reaalselt olema maailma kõige parem kiri. See peab olema nagu kirjade Harry Potter. See peab olema kiri, millest tehakse filme. Ma natuke utreerisin, eks ju, aga see peab tõesti olema siis väga hea kiri. Kõige hullem asi on igav ja pikk kiri. Lühike ja igav, elame üle, aga pikk ja igav, Jeesus. Ja nüüd ma kõiki kutsun, räägime siis natuke ka call to action'ist ehk kutse tegevusele. Olgem ausad, tegelikult call to action on kirja iva. See on see, miks üldse selle kirja saatsid. Sest sa tahad, et need inimesed tuleksid sinu kodulehele ja tahaksid sealt osta midagi, mida sa neile hirmsasti tahad müüa. Vahepeal inimesed nagu tahavad seda call to action'it kuidagi häbeneda. Võib-olla selline eestlaslik tagasihoidlikkus ka, et üritavad kuhugi ära peita selle CTA, aga see peab olema ikka võimalikult nähtaval positsioonil. CTA võiks siis olla tugev ja selge, et see pole otseselt koht, kus midagi väga uut leiutada. Kui suudate midagi ja see töötab hästi, siis muidugi ideaalne, aga selliseid vanu klassikuid on ka päris palju, millega töötada ja eks see nii ole. Ideaalne call to action on 2-3 sõna. Kõige tähtsam on siis, et see oleks seotud sellega, mida sa tahaksid, et inimesed teeks, et see oleks seotud kirjaga, see peab olema selline kirss tordil sel kirjal, et see viimane
täppi peal, mis siis mõnes mõttes võtab kogu selle kirja kokku. Siin toon lihtsalt välja siis mõned call to action'i näited, et tegudele suunavad, proovi tasuta, küsi pakkumisse, allahindlust, osta kohe, maksa hiljem, osta kohe ja säästa. Et siin jah, need mõned on natuke pikemad, osta kohe ja säästa, aga samas sa tood selle säästmise argumendi ka call to action'isse, mis on hea. See oli 15% odavamalt, siis on uudishimu tekitavad, et kui sa tahad, et inimene siis sinu toote või teenusega lähemalt tutvuks, need variandid, loe rohkem, uuri rohkem, loe siit, vaata kohe, vaata lähemalt. Ja siis mingid sellised variandid, kus siis inimene oleks siis osa mingist suuremast entiteedist, mis siis oleks sinu firma, et sa tahad, et ta paneks end kirja, et saaks tulevikus veel paremaid pakkumisi. Kogu nende kirjade kokkuvõtteks, et tasub usaldada ennast, nagu ma enne ka mainisin, ka enda kõhutunnet, et mõtle selle peale, et mis kirja tahaksid sina saada. Sa võid peale seda koolitust ka minna oma Gmaili postkasti ja vaadata, mis kirjad sulle on siin tulnud näiteks viimase päeva jooksul ja kui paljudele reaalselt sa neile klikkida viitsiksid. Et siis saad ka natuke paremini aimdu sellest, mida sina ja sinu ettevõte peaks ja võiks teha. Näe, üks oli veel. Liitu täna. Suurepärane. Nii võib ka call to action'it teha. Aitäh kuulamast teile kõigile. Kas on küsimusi? Ma teen ise siin kohe algust, et mulle endal on hästi huvitav olnud see, et vaadata, kuidas need e-kirjad, mida on ettevõtete saadetud, nagu mingisugust keelt räägivad või ütleme, või mingisuguse tooniga on. Oli hästi huvitav, et sa tõid välja selle, et võiks kasutada ka isikliku nime või päris nime saatjana ja sa tõid ka näitena ja mis võib-olla ongi üks kohalikul kontekstis üks legendaarsemaid on siis Doris Woldist, et väidetavalt Doris on päriselt olemas ja teisest küljest tuleb teinekord see Doris nagu luua, sest neid kirjasaatjaid on võib-olla ju erinevatel aegadel, et kuidas, millised on nagu need soovitused, et kuidas luua see toon, et ükskõik kes selle kirja välja saadab või koostab, et see on seda ettevõtte nägu, sest ta ei saa ju olla täna Tiiu ja homme Tõnis. Jah, seda küll, et sa pead ikkagi jääma sellele tone of voice'ile siis üsna truuks, aga nagu ma ütlesin, natuke sõbralikumaks. Et see umbes nii ongi, et seal natuke tuleb siis vaeva näha sellega, et milline täpselt su e-maili toon on, kui sõbralikuks sa täpselt lähed ja siis ka, eks ju, ettevõtte sees need asjad omavahel läbi rääkida. Et ei ole nii, et mina kirjutan tere Kuldar ja siis minu asemel homme tuleb Madis ja ütleb jõu Kuldar. Et noh, sellised asjad nagu tuleb, eks ju, firma sees ilusti paika panna. Ma küll näeksin, nagu meil oleks 2 küsimust tulnud, aga questionsi tab mulle neid kahjuks ei anna, et võib-olla... Chati läksid, aga need ei olnudki vist küsimused. Okei. Sa panid chati kinni, aga tundub, et keegi leidis taga ukse. Okei, ammu panime juba. Just nimelt, et vältida seda, et mitmesse kohta kirjutatakse, aga kui on küsimusi, siis sinna questions tabi võib kirjutada. Aga läheme edasi siis webinari viimase osaga, et kui me oleme rääkinud nüüd sellest, et kuidas seda meili siis teha ja miks seda teha, kuidas ta võiks välja näha ja kuidas me võiks kirjutada, siis me ei jõua ju kogu aeg seda teha nagu nullist, et kui siin mõte oli, et võib-olla võiks olla situatsioone, kus kirju saata iga päev, no me ei saa kirja kirjutada iga päev ilmtingimata. Et räägime automatiseerimisest, milliseid võimalusi see pakub ja sõnajärg tagasi Smile'ile. Aitäh! Ühesõnaga automatiseerimine. Alguses sai põgusalt öeldud, et see on just nagu mingisugune next level või et nagu võrreldes tavalise uudiskirja saatmisega automatiseerimine on mingi asi, mis töötab taustal, mis töötab 24/7, mida on võimalik panna tegema mis iganes keerulisi asju, äriprotsesse juhtima
ja ka turundustegevusi juhtima, et me paari sõnaga räägiks, mis asi see siis on, tooks mõned tegelikult päris palju näiteid, mida nagu me oleme ise soovitanud teha, mida me oleme näinud, et meie kliendid teevad, mida üldse maailmas tehakse. Kusjuures see info on pärit mõneti ka ühest artiklist, mille me kirjutasime koostöös maksekeskusega ja mis avaldati maksekeskuse blogis, kus ongi need nii-öelda automatiseerimise use case'id. Just, et põhiliselt 7 või 8 nagu automatiseeritud kirja, mida nagu tavaliselt tehakse, õigemini võiks teha. Just, mida võiks teha, mis on iga äri jaoks võib-olla siis selles mõttes nagu kõige kasulikumad, et lihtsalt niisama ei ole mõtet automatiseerida. Tore küll, et sellised tööriistad on maailmas olemas, et aga sellest peab mingi nagu tuluga tekkima. Ja hakkame otsast pihta, tervituskirjad loomulikult. Siin on üks näide nüüd, enamus nendest on ehitatud kiirelt selle sama esitluse jaoks Smile'i automaatika ehitamise tööriistas valmis. Aga näiteks see sama, et kui tuleb klient või kas või see sama uudiskirjaga liitumise vorm, kus ma kutsun inimesi liituma, et ei pea olema lihtsalt selline, et sa täidad oma meiliaadressiga selle välja ära ja vajutatakse, saadetakse nii-öelda kinnituskiri ja ongi kõik. See võib olla palju selles mõttes nagu peenem. Kõigepealt esimene step on, kus ta näitab, siis saadab selle nii-öelda tervituskirja, aitäh, et liitusid. Sa saad vahele panna mingisuguse nii-öelda viivituse 1 päeva pärast. Ma saadan järgmise kirja, kuule, kas sa tead, kui sa, ma ei tea, annad meile mingid lisaandmeid, näiteks validki need, kas ma tahan kassi infot või koera infot saada, siis me saame saata sulle edaspidi täpsemini sihitud kirju. See on sinule kasulikum, see on kõigile kasulikum. Ja selle tegevuse peale, mis siin klient selles kirjas teeb, ma saangi lükatada juba nii-öelda erinevatesse töövoogudesse, nagu siin ennist üks küsimus ka oli, et kas ta näiteks klikis selle nupu peal, siis panen ta ühte listi, klikis teise nupu peal, panen ta teise listi või ma ei tea, valis eesti keele, valis vene keele. Siin on võimalik teha ka näiteks nii, et kui ta avas selle kirja, siis super, ta on mul uus klient listis, kui ta ei avanud kirja, ma saan saata meeldetuletuse, kuule, sul jäi see tegevus tegemata. Ehk selles mõttes nii-öelda tavaliste saadame üks kiri automaatikate puhul ja tervituskirjade puhul võimalik juba ehitada päris selliseid huvitavaid ja kasulikke, võiks öelda onboarding protsesse, et kuidas kliendid võimalikult mugavalt saada siis nagu sinu äriga interakteeruma. Just, et siin on see sama hea näide, see, kus ta läheb, ütleme, paremalt poolt see puu, et kui sa oled tegelikult võtnud selle tavalisest liitumise nagu vormist, siis siin sa võid tegelikult pakkuda talle seda, et kuule, aga mine tee ennast nüüd meie juures püsikliendiks ka. Ja siis sa saad nagu kohe seda, ehk siis sa suudad tegelikult sellest tavalisest welcome emailist, mis on sul all vormist, suure tõenäosusega konverteerida tegelikult endale ka püsikliendiks. Just, et pakkudes näiteks mingit kupongikoodi või midagi taolist, mingi statistika, mida me vist Kaubanduse Liidust äkki saime, seal tuli välja, et Eesti keskmine nagu see ostude protsent, mida teevad olemasolevad kliendid e-poodidest on circa tohutu tilluke. Jah, veerand võib-olla 25-30%, et ülejäänud ostud tehakse külalisena. Et kui sa nagu suudad tegelikult automaatikaga saada need külalised omale kliendiks, siis tekib sul õigus saata neile ka uudiskirja, sa saad teha seda täpsemalt, sa saad teha seda lähtudes tema ostu ajaloost, et seda kasulikum sinu sellele emaili kurunduse strateegiale on. Nojah, muidugi ja edasi üldiselt tegelikult kasutataksegi neid selleks, et anna mulle mingi sooduskupong näiteks. Nii, okei, siin on nüüd natukene keerulisem. Mingisugune nii-öelda trikk-kampaania, kus esimene kiri tuleb ära, saadan teise kirja ka, et kuule vaata, kas sa nüüd tahad näiteks, kusjuures see on üks selline päris põnev mäng, mille tegi üks autofirma, et saada teada selle uudiskirjaga või liituja või kliendi unistuste auto, siis kirjade sees on need samad nupud. Kas sulle meeldivad musta või valget värvi autod? Vajutad nupu peale, lähed ühte puusse või teisse puusse. Kas sulle meeldivad sedaanid või luuppärad? Kas sulle meeldivad mingid muud asjad või ühesõnaga, et vastavalt sellele sa saad justkui kliendi käest mänguliselt seal info kätte. Seda saab teha samamoodi näiteks piltidega, paned ilusad autopildid sinna sisse. Ja lõpuks sa suudadki võib-olla tänu selle tegevuse tulemusena pakkuda talle, teha talle ideaalse pakkumise. Kuule vaata, kui lahe, meil on täna täpselt selline kampaania, sinu unistuste auto, soodushind ka veel peale kauba ja töötab. Just.
perioodilised teavitused, no näiteks sünnipäev või näiteks siin on üks, kõige lihtsam, palju õnne sünnipäevaks. 3 päeva enne seda, kui sünnipäev kätte jõuab, on võimalik ehitada automaatika. Minu meelest üks parimaid näiteid, kes selliseid sünnipäeva asju teeb, on vist Selver, kui ma ei eksi. Nendel on nii, et või partnerkaart ja tuleb pikk kiri, pikk ja lohisev ja hästi ülekujundatud, aga ülihästi kliendid võtavad selle vastu, nad loevad, avamisprotsent on kõrge. Ja seal sees on täpselt need samad asjad, et kuule palju õnne, nädala pärast on su sünnipäev, sa saad nendest kauplustest sellised soodustused, Selveri köögist saad omale peolaua ära tellida, klikkides siia, saad sealt soodustuse, sul on siin mingi kuulsaali kinkekaart ja midagi on nagu veel, et see on nagu täpselt see koht, kus sa saad klienti kutsuda tagasi mingisuguse vähemalt korra aastas, siis et kuule vaata kui lahe, tule, osta ikka meie käest. See võib olla ka näiteks mingisugune tähtpäev või lapse sünnipäev või see päev, kui sa endale, seesama kassi koera näide, see päev, kui sa endale selle koera võtsid, siis saadad hoopis koera sünnipäevaks kirja. Sooduskupongi koera toidule. Et siin on tegelikult selle perioodilisuse puhul veel, et täpselt samamoodi on see, et su see hakkab aeguma näiteks kliendikaart, sul tuleb, räägime nüüd näiteks autoteeninduse poolest, on siis nagu see, et siis ma ei tea, tulema õleivahetusse või mis iganes, rehvi vahetusaeg ja kõik võimalikud nagu sellised asjad, mis sa saad tegelikult üles ehitada mingisuguses kas sesoonsuse või mingisuguse nagu konkreetse ajavahemiku peale. Jah, nagu Tanel ütles, rehvi vahetus on 2 korda aastas, õlivahetus on iga mingisugune üldiselt aastas. Ma ei tea, kui sa olete sul on kodus, elad eramajas või ridaelamus, sul on katel, katlahooldus tuleb teha korra aastas. Kui kasutad mingisugust online tarkvara, sul on vaja näiteks krediitkaardi andmeid uuendada või tegelikult kõik need on automatiseeritud protsessid, mida annab kliendi nii-öelda nagu sõbralikult meeldetuletuse saata ja ta teeb hea meelega selle ära, sest et see on tegelikult täpselt see hetk, kui temale on see kõige vajalikum ja kui sina suudad teda sellel hetkel kõnetada, nagu Siim alguses ütles ka, et mitte kuule, 2 kuu pärast sul nagu tuleb autorehvi vahetus, broneeri aeg kohe, saad soodsamalt, vaid et näiteks, ma ei tea, järgmine nädal läheb külmaks, tule pane aeg kiiresti kirja, et sa ei peaks pikas järjekorras ootama. Me siin mõtlesime tegelikult välja ühe huvitav asja, Erki kohe räägib, on see, et ükski juuksurisalong tegelikult nagu ei kasuta sellist automaatikat, aga põhimõtteliselt on ju see, et kui kiiresti su juuksed kasvavad, on ka mingisugune loogika, ehk siis sa võiksid täiesti rahulikult üles ehitada selle peale automaatika, et ma täna nagu broneerin endale juuksurisalongi aja ja siis tegelikult ma hakkan saama automaatselt seda, et kuule, viska peeglitse, kas oled juba väga karvaseks läinud, tule meie juurde. Ja suur call to action lõpp, broneeri aeg kohe, avaneb kalender vabade aegadega. Et jällegi selline, teeme oma kliendi elu natukene lihtsamaks, kõnetame teda õigel hetkel, õige sõnumiga ja ülihea meelega ta tuleb meile sellepärast, et konkurendid tõenäoliselt seda ei tee. No kui me räägime, siis ütleme selles mõttes nagu äridest, näiteks e-poed või tegelikult ükskõik midagi, mida sa saad nagu internetis müüa, siis hästi palju saadetakse kinnituskirjasid. Aitäh, et sa liitusid, on üks asi, aga ma ei tea, aitäh, et tellisid või sinu toode pandi teele või ma ei tea, mis iganes makse laekus. Kõik need kinnituskirjad tegelikult on ju võimalik ka natukene nagu selles mõttes ära tuunida. Ja et see info on seal sees. Kusjuures need kirjad on kõige loetumad kirjad üldse. Praktiliselt 100% on open rate nendel kirjadel. Need ei tohi olla väga kommertssisuga, selles mõttes, et see on ikkagi nagu see nii-öelda tehinguline teavitus või lepinguline teavitus. Aga kui sa paned sinna sisse natukene mingisugust sellist asja, et kuule vaata, pikend oma selle Maci garantiid klikkides siia või ostsid tolmuimeja, aga tolmukotid jäid ostmata. Jällegi automaatikaga on võimalik pärast seda tegevust, kui sa oled selle nii-öelda teavituskirja välja saatnud, lükata selle kliendi kuskile mingisugusesse töövoogu, kui sa suudad nüüd nagu protsessid ära selles mõttes kaardistada. Ja see on nagu, ma ei tea, Selver muidugi ei saa teha nii, et tal on, ma ei tea, 50 000 toodet, et ta teeb 50 000 puud, aga mingisugune mööblifirma näiteks saaks. Põhikategooriad. Ostsid diivani, pakud tugitoole või diivanilauda või ostsid, ma ei tea, tehnikapoest ostsid televiisori, pakud talle järgmine päev juurde ka kõlareid ja mis iganes, mingid muud sellist asja. Ja need kategooriapõhised loogikaid annab tegelikult päris hästi näiteks, ütleme, et ostsid kohvimasina,
ostsid esimene kord kohvi ka, aga siis sa teed juba sellise automaatloogika, et saadad näiteks 2 kuu pärast talle seda, et osta uut kohvi ja näiteks 4 kuu pärast seda, et nüüd oleks aeg ilmselt nii korra katlakivi puhastajaga masin üle lasta. Just. Sest et nagu Siim ütles ka, et mul on nagu 100 asja või 500 asja on kogu aeg korraga peas, ma ei suuda ise neid meeles pidada ja üldiselt inimesed ei pane kalendrisse, et ostsin täna kohvimasina, 2 kuu pärast panen katlakivi hoolduskalendrisse. Jube äge, kui see sama ettevõte saadab mulle meeldetuletuse, et kuule, selleks, et sul garantii kehtiks ja masin teeniksid pikalt, siis näed, tee katlakivi hooldus ära, kui soovid tarvikuid, tellin need siit. Ostu kuupäeva järgi, pluss 2 kuud näiteks panna automaatikasse sisse, ülilihtne tegevus. Siin on need samad näited, mis ennist käis läbi ka, et kui ma tahan näiteks kas või eesti keeles saata või vene keeles saata, üks parameeter on mul küljes, keelsus, või siin toodud näites ongi siis seesama kaubagrupp ja vastavalt sellele ma saan ta juba täiesti eraldiseisvasse nagu sellesse automaatika töövoogu sisse lükata, et kus siis toimuvad võib-olla hoopis teistsugused tegevused. Upselli, cross-selli on võimalik sedasi teha. Me mõtlesime tegelikult, et ka on võimalik iseenesest eraldi töövoogudesse panna ka näiteks need, kes on uued kliendid. Võib-olla neid tuleb natuke rohkem nagu toita või hoida, et nad muutuksid regulaarseks kliendiks. Regulaarsete klientidele saab natukene teistmoodi pöördumisi teha. Võib-olla nendel on nagu mingisugused teised väärtused. Jällegi, kõik ärid on erinevad ja seda selles mõttes ei saa nagu punase kirvega lüüa. Aga ma tean, Eestis on üks ettevõte, üks startup, kelle nagu sellesse automaatikatesse ma olen sisse näinud ja neil on see kinnituskirjade süsteem maetud ikka väga peeneks. Kõikide toodete peale, kõikide lisade peale, mida sul on võimalik tellida, on ehitatud eraldi automaatikat, kus siis tegelikult nemad saadavad ainult tavalist uudiskirja. Lõpuks, kui nad on oma tegevusega saanud kliendi ostma, ülejäänud käib kõik automaatselt. Lisatoodete, järgmiste toodete ja igasuguste tarvikute tellimine ja soovitamine käib kõik täiesti automaatselt. Et selleks ongi need automaatikud tegelikult ülihead. Muidugi, kui meil on siin täna e-poe omanikest kuulajaid, siis me käsi küll tõsta ei saa. Vanasti, kui üritused olid laivis, siis ma ikka küsisin, et kui paljudel on täna seadistatud hüljatud ostukorvi automaatika. Tegelikult kõik need e-poe platvormid praktiliselt seda võimaldavad, aga käsi tuli ikka vähe, võib-olla, ma ei tea, veerand saalist. Tegelikult me minu arust, kui me tegime seda sama e-kaubanduse liidus, oli kuskil statistika, et tegelikult seda kasutatakse nagu tohutult vähe. Millegi pärast. See tundub nagu mingi asi, et jällegi, kui me alguses ütlesime ka, et mis meie jaoks tundub triviaalne, siis e-poe omanik üldiselt on kes nagu seal e-poes toimetab, on üldiselt kas nagu ettevõtte turundusjuht või turundusspetsialist või väikeettevõtte omanik ja et hakata nüüd mõtlema, kuidas ma seda e-poodi seadistan või mida ma seal tegema pean või kuidas ma mingisuguseid tarkvarasid omavahel nagu seon, see ei ole nagu selline esimene prioriteet, ehk siis selles mõttes need hüljatud ostukorvid on jäänud automatiseerimata, aga erinevatest uuringutest on tulnud välja, et see on nagu justkui e-poe puhul selline elementaarne hügieen. Kui sa seda ei ole teinud, siis sa põhimõtteliselt nagu lekid verd, vabandust. Seal oli vist raha. Just, ma ei mäleta, kui suur see protsent oli, et kui sa selle käima paned, kui palju sul on võimalik tegelikult tagasi võita. 40 korda, kuni 40 korda just. On see summa suurem, kui sa paned tööle hüljatud ostukorvi mingisuguse meeldetuletuskirja seeria ja kutsud seda inimest, kes on selles protsessis tegelikult ju juba sees, oli sellest tootest huvitatud. Mis iganes põhjusel ta ära kukkus, ma ei tea, talle ei meeldinud see ostukorvi lehekujundus või transport oli liiga kallis või tarneaeg oli liiga pikk, aga kui ta ära kukub, siis ta kukub, kui sa suudad teda kuidagi tagasi kutsuda, siis hüljatud ostukorvi kirjaseeria käima panemisega on võimalik seda raha päästa kuni 40 korda rohkem, kui sa muidu ilma selle ostukorvita saaksid. Et see on üks kasulikumaid asju tegelikult nagu hädavajalik, mida e-poed peaksid panema tööle. Aga see kehtib selles mõttes ka teistes ärides, et seesama, mida me ütlesime, et justkui nagu rehvi vahetuses hüljatud ostukorv ongi see, et sa kutsud teda tegelikult kogu aeg tagasi ja ükskõik mis nagu, ma ei tea, liitud mingi lepinguga või üritad kuskil üritusele registreerida ja see ei õnnestu, siis on väga okei teda kutsuda tagasi, kui sul see meiliaadress jäi kuskile meelde. Siin on üks mingisugune näide, see on selline,
kus see ostukorv ei pooleli, 10 minuti jooksul läheb talle meeldetuletuskiri, kontrollid vahepeal, kas ta ostis ära või ei ostnud. Kui ostis, siis kui ei ostnud, saadad meeldetuletuse, võid saata näiteks ka SMS-i, see on just selles mõttes kombineeritud asi, et kuule, jällegi Siim ilmselt teab nagu neid sõnastusi paremini, et kuidas seda nagu kasutada, et ma ei tea, viimane toode on veel jäänud lattu, nagu seda tehakse. Lõpuks saadetakse ka muidugi neid sooduskuponge, aga ma olen nii palju kuulnud, et paljud inimesed maailmas juba tegelikult teevad sedasi, et nad jäävadki ootama neid sooduskuponge. Ja siis ootad seda eriti viimast sooduskupongi, mis on kõige suurem. Hülgad ostukorvi, ootad seda, need eelmised meeldetuletuskirjad ära ja viimases on alati sooduskupong, ja siis ma lõpuks nagu teen, et nende vastu ei ole nagu midagi eriti teha, aga saadetakse sooduskuponge ka. Selles mõttes on võimalik neid hüljatud ostukorve ka segmenteerida selle järgi näiteks, et kas sul on, ma ei tea, väike või suur ostukorv jäi pooleli. Et kui näiteks väike ja küsimus tekkis sellest, et mul on liiga kõrge transpordihind, võib-olla pakku siis talle seda tasuta transporti, kui tal see pooleli ja sa tahad ikkagi seda ostu ära teha. Suure puhul üldiselt niikuinii on tasuta transport. Või kui sul on näiteks palju tooteid või vähe tooteid, kui on uus või vana klient, jällegi on võimalik teha erinevaid lähenemisi sellele hüljatud ostukorvile ka. Tõenäoliselt saab natukene erinevalt neid kõnetada ja tänu sellele selles mõttes teha selle protsessi nagu täpsemaks. Mida pakkuda, mis me ütlesime, soodustust, tasuta transporti, hüljatud ostukorvi kirjas võib olla välja tootud see word of mouth ehk siis mõne eelmise kliendi tagasiside, kuidas ta jäi ikkagi selle tootega väga rahule või jäi selle meie e-poe kliendi kogemusega väga rahule. Et kõik see asi justkui, mis võiks kõnetada, see on okei. Nii, ostujärgne kontakt. Aitäh ostu eest. Eestlased üldiselt kardavad midagi öelda. See on see meie koroona asi, et kui tuli 2+2 reegel, siis eestlased olid kurvad sellepärast, et me oleme üldiselt harjunud 5 meetrit üksteisega vahet hoidma, et niimoodi internetis ka, et kui mulle ikkagi selles mõttes midagi ei meeldi, siis ma tavaliselt seda ei ütle, välja arvatud, kui ma lähen Facebooki avalikult kaebama. Või siis kuskile kommentaari. Aga kui mulle nagu midagi meeldis, siis ma seda ka üldiselt ei ütle. Jumal okei on pärast ostu saata talle, kuule, tšau, kuidas sulle see toode meeldis, kliki sinna mingisugune selline kujundatud kiri ka, kus on 5 tärni sees, anna mulle hinnang selle toote kohta või näiteks selle tellimuse või protsessi kohta. Nende kõikide hindajate vahel jälle näiteks anname mingi mis iganes kupongikoodi, selle tänu sellele kupongikoodile ta tahab tulla järgmine kord uuesti sinu poest ostma, sest et siis ta saab natukene soodsamalt. Ja just kui ise initsieerida seda. Ja teine asi, kui oli mingi probleem, saada sellele kõige pealt jälile, et ta ei läheks kuskile avalikult kaebama, vaid lahendada see asi privaatselt ära, teha klienti õnnelikuks, ta ei tahakski kaebama minna ja seeläbi nagu selles mõttes saada ise ka teada võib-olla, mida sa ei teadnudki, kus sul võib-olla mingi asi katki on. Kui sa ütleme välismaiste nagu veebipoodide puhul näed tegelikult seda kuskil 90% nagu juhtudest, et hinda mingisugust asja, kirjuta meile tagasisidet, siis me oleme rääkinud, arvestades seda, et meil on ikka nagu tuhandeid kliente, siis me oleme rääkinud vist 3 kliendiga, kes on pannud endale siis kirja sisse mingisuguse nagu tagasiside asja. Et eks ta ole hästi palju nagu sellest, et aga äkki ma saan mingit nagu negatiivset tagasiside. Ja mulle ei meeldi. Ja mulle ei meeldi see, aga siin on tegelikult hästi suur võimalus tekitada jälle mingisugust nagu interaktsiooni, mis toimib jälle selles mõttes paremini, et kliendi seob rohkem sinuga ära. Nagu me alguses ütlesime ka, kõik sellised tehingulised teavitused tegelikult on kõige enam avatud kirjad. Ükskõik, mis uudiskirja ma võin saata, siis igasugused sellised shippingu ja tagasiside küsitlused on kõige enam avatud kirjad ja ma võin nagu saada selle tõenäosus, et ta mulle vastab, on nagu selles mõttes ikkagi päris suur. Kas või see sama, et ära küsi reply'ga vastust, vaid pane sisse nupud. Kliki siia, et jätta see hinnang, kas 5 tärniga või kliki yes või no, et kas oli okei või ei olnud okei. Ja kui oli okei, siis oli okei, kui ei olnud okei, ma võtan ise ühendust, kuule, tšau, mis sulle ei meeldinud. Ja tagasi kutsumine. Jällegi asi, mida tegelikult ei tehta üldse, see on see lead nurturing või kuidas seda iganes nimetatakse. Või siis see on nagu pigem see
kliendi eluteekonna mingisuguse stepi puhul on nagu see, et kui ta hakkab nagu sul kergelt ära vajuma, just, mis siis iganes peaks nagu natukene takka lükkama. Peaks natukene nagu takka lükkama ja seda saab teha tegelikult igasuguses nagu selles nii-öelda kliendi teekonna etapis, alates sellest, kui ta sul alles tekib, alles muutub aktiivsemaks, sa saad nii-öelda saata talle neid nii-öelda täpsemaid pakkumisi, lisateenuseid, kõike muud asja, kliendiks konverteerimist, ettepanekuid. Sel hetkel, kui ta sul on lojaalne klient ja muudkui ostab, see on väga okei, siis selles mõttes tuleb teda lihtsalt kõnetada võimalikult hästi. Ja kui on näha, et hakkab nagu ära kaduma, efektiivsus hakkab minema madalamaks, siis igasugused tagasikutsumised. Kuule, tšau, sa pole 3 kuud juba ühtegi ostu teinud. Näed, siin on sulle need tooted, millest sa varasemalt huvitatud olid või näiteks kupongikood, tule tagasi, saad, ma ei tea, selle toote superhinnaga. See tagasikutsumine on ka selles mõttes hea. Mul on võimalik näiteks ehitada selliseid automaatikapuid, kus läheb ala 1 kuu mööda viimasest tegevusest. Jällegi, ärid on erinevad. Kui ma rehvivahetuses käin 2 korda aastas, siis mul ei ole mõtet 6 aja pärast saata. Aga sa ei olegi rehvi vahetavas. Aga näiteks 1 kuu on möödas, ma ei ole vahepeal teinud ühtegi ostu mingisuguses sellises e-poes, kus iga kuu üldiselt ostetakse. Saadan talle, et igatseme sind, et kuidas on, vaata, siin on mingisugused pakkumised, mis meil on vahepeal juurde lisandunud. 3 päeva hiljem kontrollin, kas ta on teinud ostu või ei ole teinud ostu, kas ta on tulnud tagasi, ei ole. Kui on, super, panen ta tagasi aktiivsete baasi. Kui ei ole, saadan veel ühe meeldetuletuse näiteks. Ja kui ka mingi aeg hiljem ta ka siis ei ole tulnud tagasi, siis ei ole mu mõtet teda üldse torkida. Äkki ta ongi siis läinud, võib-olla see meiliaadress ei töötagi enam, võib-olla inimene on vahetanud meiliaadressi või mis iganes on juhtunud. Tegelikult räägitakse, et 10–25% meilibaasidest läheb aasta jooksul halvaks. Jällegi olenevalt nagu ettevõttest, aga ma ei peagi kogu aeg saatma kõikidele, on väga okei vahepeal oma andmebaasi puhastada. Meilitarkvarad üldiselt teevad seda automaatselt, aga selles mõttes on võimalik ehitada ka selline automaatika, kus ma kontrollin ostu pihta, et kui see klient ikkagi nagu minu poest enam üldse ei osta mingi aja jooksul, siis mingi hetk ma teen talle opt-out, tõstan ta oma meilibaasist välja või panen mingisugusesse inaktiivsete listi, mida ma näiteks kõnetangi 2 korda aastas uuesti, üritan neid ellu äratada, kui ärkavad, siis panen tagasi aktiivsete listi, kui ärkas, nad jäävad sinna inaktiivsete listi. Ja minu avamise protsendid on paremad, kliendid saavad neid kirju, millest nad päriselt on ka huvitatud, ehk siis nad avavad neid ja nad tulevad ostma. Ja tänu sellele on minu kui e-maili postitaja reputatsioon ka parem, sellepärast, et ma saadan neid kirju, mida Gmailid ja teised näevad, et ka nagu päriselt avatakse, millest ollakse huvitatud. Ehk siis nagu win-win-win, kõik võidavad ja jällegi ülilihtne asi, mida automaatikatega teha. Need on need selles mõttes nagu põhilised. Alguses me rääkisime kiirelt ka seda, et tegelikult mida ma ennist ütlesin, et ei ole olemas ühtset strateegiat, mida nagu kõik ärid saavad teha, mis töötab ühtemoodi. Ma ütlen sulle, näed, tee need 3 asja ja sa saad rikkaks. Selles mõttes kõik ärid on ikkagi nagu erinevad. Ei ole olemas sellist punast nuppu, mida vajutades sinu äri puhul kõik toimib. Raha tuleb. Ja raha kohe tuleb. Ja sellepärast meie näiteks oma klientide puhul hästi palju mõtleme nii, et Smiley on tarkvara, millega saab saata ilusaid uudiskirju. Selliseid tarkvarasid on veel palju, aga on olemas e-poe platvormid, kes iganes eelistab mida. On olemas raamatupidamistarkvarad, on olemas CRM-id ja kliendi huvi peaks olema siis saada kõikidest nendest kohtadest, mis on relevantsed andmed ühte kohta kokku, kus ma neid siis saan võimalikult maksimaalselt hästi ära kasutada. Näiteks meil on olemas sellised e-poe integratsioonid. Need sünkroniseerivad automaatselt kontakte, sa saad ostuajalugu tõmmata kontakti külge, sa saad kirja koostamisel kasutada automaatselt e-poes olevaid tooteid niimoodi, et käsitöö on 0 ja kliendi elu on lihtsam. Igasuguseid muid automaatikaid, millest me ennist rääkisime, et näiteks, ma ei tea, toimub ost füüsilises poes, e-pood ei jõua selle kohta mitte mingisugust infot, siis on võimalik ühendada näiteks selle sama raamatupidamise või kassatarkvara külge, tõmmata, kas siis mingisugune sild on ehitatud või näiteks me kasutame ise 2 sellist kõiki süsteeme omavahel ühendavaid tarkvarasid nagu Zapier ja Integromat. See info tõmmatakse automaatselt meili külge,
pannakse näiteks, et okei, ta ostis selle televiisori, talle saadetakse automaatkiri välja, super, et sa selle televiisori ostsid, näed, siin on sulle need kokku sobivad kodukinosüsteemid ja kõik need avamise protsendid, kas ta nagu avas või kas ta klikkis mingisuguse toote peale, kas ta läks mul veebi edasi, selle ma saan lükata automaatselt tagasi sinna näiteks kassasüsteemi või mingisuguse analüütika tarkvarasse. Siin on mingisugused näited ärianalüütika tarkvaradest, mida meie kliendid kasutavad, kus siis tõmmatakse sisse nii online kui offline, kui veebiliiklus, kui meililiiklus, kliendikaardi ostud ja visualiseeritakse ära, et põhimõtteliselt näha, et kuulge, millised tegevused üldse toimivad, millised ei toimi, kus kohast raha tuleb. Nagu me ütlesime ka, et selles mõttes, kui ainult open rate'i vaadata, siis üks hea näide on ühe raamatupoe puhul, kus me saatsime 2 kirja niimoodi, et ühes olid siis justkui nagu mingid top tooted ja teises olid pandud sellised raamatud sisse, mis sind vastavalt sinu nagu ostuajaloole võisid kõige rohkem kõnetada mingisugusest kategooriast. Näiteks minul võisid olla ulmeraamatud, Tanelil olid lasteraamatud ja kui avamisprotsendid nendel kirjadel olid põhimõtteliselt samad, väga väike erinevus oli, vea piires, siis need inimesed, kes seal kirja avasid ja nädala jooksul tulid poodi ostma ja lõpuks nagu raha sisse ka tõid, see vahe oli kordades selle kasuks, kes sai sihitud kirja. Ja seda lõpuks kliendid nägidki nendest ärianalüütika tarkvaradest, kuhu lõpuks tõmmati sisse nii see kirja saatmine, avamine kui ka teisest kohast ostusumma. Ja graafiku peal oli see vahe suurem, oluliselt suurem. Et selles mõttes tegelikult on hästi lihtne võimalik nendest erinevatest klotsidest kokku ehitada täpselt sinu äri jaoks sobiv see nii-öelda punane nupp. Aga see on tarkus, kuidas see käib, on kõik seal sinu peas. Seda ei oska keegi teine välja mõelda. Paari sõnaga kokkuvõte siis nende automaatikate kohta. Ära jätta raha vedelema. Ära jätta raha vedelema. Automaatika on selles mõttes unikaalne, et kui me ütlesime, et meili saatmine on kasulik, siis automaatkirjade saatmine on veel kasulikum. Seal on see klient juba olemas, et on kuskil selle protsessi sees jäänud hätta ja sa saad selles mõttes protsessi lükata nagu edasi. See võib toetada äri mis iganes aspekte, mitte ainult turundust, aga ka igasuguseid muid andmeid selles mõttes nagu siduda erinevate tarkvarade vahel see sama näide, et lõpuks ma näen ära, kui palju sellest meilist reaalselt raha teeniti kogu minu näiteks Eesti kaupluste keti peale kokku. See kasvatab kindlasti kliendi lojaalsust. Need näited, mis me ennist tõime selle kohta, et osad Eesti jaeketid saadavad juba täna üks-ühele personaliseeritud kirju. Isegi kui nad näevad, et mingid kliendid tänu sellele ei osta rohkem, siis nad näevad, et nende nagu kaupluse külastamine ja kirjade avamine on läinud paremaks ja kirjadest lahkumine on läinud väiksemaks. Ehk siis selles mõttes, et mida paremini ma suudan kõnetada, mida paremini ma neid andmeid omavahel ära seon ja kliente tänu sellele suudan paremini täpsemalt kõnetada, seda lojaalsemad nad mulle on. Need tööriistad on kõik olemas. Paljud nendest näidetest, mida ma siin ekraani peale ennist näitasin, me näitasime, on tasuta. Neid on hästi lihtne klikk ära ühendada omavahel. Ka Smile'il on nendel liides olemas, teistel meilitarkvaradel tõenäoliselt ka. Ja see lihtsalt tuleb põhimõtteliselt ära teha. Jällegi, nagu me eelmise osa lõpus ka ütlesime, et kui ise väga hästi ei oska või taha või ei ole aega, siis meie oskame ja kindlasti on neid agentuure ka palju, kes aitavad selliste lihtsamate tehniliste nagu sidumistega ja nii, et need andmed saaksid õigesti liikuma. Meil ei ole automaatikate kohta midagi rohkem detailsemalt. Meil on mõned küsimused. Kuldar, kas sa tahaksid neid ette lugeda? Siin oli küsimus, näiteks konversiooni määrade kohta ehk et kui palju protsente nendest hüljatud ostukorvi kirjadest reaalselt ka ostudesse jõuab, et kas selle kohta on kogemust, eriti arvestades siis seda, et inimesed ootavad neid kirju? See on hea küsimus, see konversiooni määr, ehk siis mitu protsenti hüljatud ostukorvi e-saajatest ostu vormistab. Tegelikult see number käis läbi, kui me tegime e-kaubanduse liiduga koos. Me võime uurida selle järgi ja saata, aga see oli kordades. See oli selles mõttes, et kui muidu oli drop-off, oli ka nagu mingi 80-90%. Selles mõttes, et see oli ikka see on mingi 30. Ühesõnaga, pigem nagu mitte häma ajada, vaid me paneme näiteks pärast selle. Sa, Kuldar, saadad ju ilmselt need
materjalid ka. Ja materjale ka jagada. Ja, uurime selle info välja ja saadame järgi, aga see oli kindlasti selles mõttes kordades parem, et kui sa saadad hüljatud ostukorvi kirja, siis neid, kui muidu ostud vormistati, oli tõesti alla minu meelest 10 või 20%, hästi nagu väike, siis võis olla kuni mitu korda parem. Meil on pea tund 3 veerand juba tarkust olnud, ma võtaksin selle nüüd kokku, et kui me räägime nüüd meiliturundusest ja räägime seda e-poe kontekstis, siis mis mul endale teie kõigi nõuannetest ja kogemustest nagu kõrva jäi, oli siis see, et alustame sellest, et me peaksime neid andmeid alati koguma neid andmeid, pidades silmas siis, kes su kliendid on, et saaks neilt kontaktid kätte ja panna need kontaktid mingisugusesse mõistlikusse süsteemi, ehk et kõige lihtsam on muidugi luua üks baas, aga seda tänapäeval enam väga palju ei soovitata, sest et see analüütika pool on niivõrd kättesaadavaks ja lihtsaks tulnud ja see segmenteerimise võimalused, et tasuks ikkagi panna nad kuhugi nendesse segmentidesse, mis on nagu praktilisemad ja potentsiaalselt kasulikumad. Kui me räägime kirjade saatmisest ja selle ülesehitusest, siis üks peamine fookus ja paar lisasõnumit ning see saatmise intervall võiks siis olla põhimõtteliselt nii tihti kui vaja ja nii harva kui võimalik, et mitte üle koormata ja samas nüüd mitte hoida ennast tagasi, et siis kord kuus kõigile kogu info, mis kuu jooksul kogunenud, korraga meili panna. See call to action'i teema oli hästi välja toodud Siimul, et me justkui nagu kardame seda nagu tugevalt teha. Teisest küljest meie saatjana tahame seda teha ja saaja tahab seda saada, sest vastasel juhul pole sellel omavahelisel suhtlusel erilist mõtet, et see call to action ka nagu tõesti selgelt ja kirja panna ja et ta oleks nagu arusaadav, et mis juhtub. Ma lihtsalt mitte ei ütle, et uuri lisa, mis on nagu suhteliselt kehva call to action, aga et tee nüüd seda on nagu oluliselt nagu parem call to action ja siis see tonaalsuse teema, ehk siis see sõbralik versus korporatiivne ja tihti ka nagu B2B sektoris kardetakse, et kui ma olen liiga sõbralik, siis äkki ma ei ole enam nii kuidagi usutav või midagi, et mis ikkagi tasub meelde jätta on see, et teisel pool on alati inimene, et kõik on inimesed ja kõigile meeldib sõbralikult suhelda, et ka B2B sektoris saab rahulikult sõbralikke teavitusi saata. Hüljatud ostukorvidest me just nagu rääkisime, see on see kõige lihtsam automatiseerimise asi, mis on ilmselt ka võib-olla kõige tulutoovam ja võib-olla kui ei ole veel alustanud, siis võib-olla sellega võikski alustada, sest siis saab nagu selle hea maitse, et sellel asjal kõigel on mõte, aga ma tooksin ühe mõttena siia juurde ja võib-olla lõpetuseks, et me tihti kasutame e-kaupmeestena neid meili saatmisi nagu võimalust kommunikeerida allahindlusi ja teha pakkumisi ja kuna neid tuleks teha nagu palju, sest konkurents on tihe, siis me teeme tihedalt. Mu abikaasa on, ma ei hakka seda kaupmeest nimetama, aga ühe kaupmehe peale kaunis pahane, kes teeb allahindluskampaania, sa aktiveerid kliendi, sa pakud talle -20, ta teeb ostu ära ja ta saab paari päeva pärast -30 pakkumise peale ja see enam see koht ei ole, kus sa arvad, et see nagu väga toredasti nüüd see automatiseerimise süsteem toimib, et ilmselt ka siin peaks hakkama nagu mõtlema, et kellele mida saata. Üks näide veel, et kes on võib-olla viimasel ajal seikluskaamerat tahtnud osta, siis GoPro'l on pakkumisi alates Black Friday'st ja iga paari nädala kampaania nimi muutub, aga sisu jääb samaks. Et ka siin on ilmselt mõtet natukene nagu loovamalt läheneda ja mitte lihtsalt spämmida, et mul on uus. Aga ma loodan, et see webinar oli kasulik. Kindlasti sai siit praktilisi mõtteid ja mis peamine sai vast julgustust, et proovida konkreetseid näpunäiteid nii kirja koostamiseks kui väljasaatmiseks ja webinari on võimalik siis järel vaadata, nii kui me selle lõpetame, siis minutite pärast saab seda uuesti vaadata, kolleegidega jagada ja saadame siis järgi ka slaidid. Samuti saate te kohe nüüd väikse meili, kus on call to action täita tagasiside, et soovitame vajutada, et siis meil on ka tagasisidet, et edasisi maksekeskuse webinare veelgi paremini teha. Aga nüüd aitäh Kadi, aitäh Siim, Erki, Tanel. Oli kindlasti kasulik ja järgmiste kohtumisteni. Nägemist.